Tere päevast kõigile! Selle aasta viimane infohommik, mida Tööinspektsioon töötervishoiu ja tööohutuse alal korraldab, on siis riskianalüüsist. Ja selle 2 tunni jooksul püüame hõlmata hästi palju teemasid, mis kokkuvõttes tähendab seda, et süviti ei eriti mitte kuskil minna, aga pigem selline üldine ülevaade ja süviti minekuks on siis hiljem mingid muid võimalusi, teisi koolitusi, konsulteerimisi, mis iganes need siis on. Ehk riskianalüüsi olemuse ja tegemise kohta siis võib-olla 4 märksõna, et mis see riskianalüüs selline on, kuidas seda teha, räägime vormistamisest ja räägime ka tegevuskavast. Ja miks riskianalüüsi teema on selline, et leidsime jälle, et selle kohta võiks teha infoommikku. Et meil on siin välja toodud järelevalve tulemustele tuginedes, millised on enamlevinud probleemid meie ettevõtetes. Ja nagu siin on nüüd näha, igas 6. ettevõttes puudub töökeskkonna riskianalüüs ja igas 7. riskianalüüs on küll olemas, aga see ei vasta tegelikkusele. Ehk tegelikult need riskianalüüsi teemad käivad väga palju läbi ka järelevalve tulemustest. Et me saame öelda küll seda, et ennekõike riskianalüüsi olemasolu protsent on suurenenud. Aga see, kus ei vasta tegelikkusele, mis iseenesest tähendab päris palju erinevaid versioone, kas on osad tegevusest hõlmamata, kas on mõned ohutegurid üldse kajastamata või võib olla siin juttu ka see, et mingid riskitasemed ei ole õieti hinnatud. Nii et see oli siis see põhjus ka järelevalve tulemustest, miks riskianalüüsist rääkida. Kõige terminitest, et me räägime ohust, me räägime riskist. Et oht on siis vigastuse või tervisekahjustuse võimalik põhjustaja ja riski puhul on nüüd juba seos sündmuse sageduse või tõenäosuse ja ka selle tagajärgede vahelise seosega. Oht on lihtsalt, et midagi võib juhtuda, ehk põhjustaja risk on see, kui see on toimunud. Ja mul on siin üks selline pilt ühest ettevõttest suures sehis. Põrandal on ühe süvendi peale pandud selline lehtmetall ja nagu pildi peal on ka näha, siin see eespoolne äär on parasjagu üles tõusnud, põranda pinnast võib-olla 10 sentimeetrit. Ilmselt olid mingisugused rasked tõstukid üle sõitnud ja see lehtmetall on veidi paindunud. See ruum ei ole küll otseselt mitte kellegi tööruum, aga sellest kohast käivad läbi umbes 20 töötajat ehk hommikul tööle minnes, lõunale minnes, pärast tagasi, õhtul jälle kokku 80 läbimist. Ja siis nad võivad just nimelt selles kohas ohtu sattuda ehk komistamise võimalus ega kukkumise võimalus. Ja veidi sellist pildiversiooni ka juurde, ehk kui meil on selline koht, nagu me eelmisel slaidil nägime, mingi koht, kus on võimalik komistada, see on oht ehk ohutegur. Kui sinna juurde tuleb ka inimene, siis muutub see juba kokkupuute võimaluseks ehk riskiks. Ja kui nüüd läheb nii õnnetult, et inimene seal kukkubki, siis on selline riski realiseerumine ehk õnnetus. Ehk iseenesest ohutegur või oht, kui inimest seal juures ei ole, õnnetust veel ei põhjusta. Analoogiliselt tuuakse siin näited, et loomaaiast lõvi puuris, kui ta on korralikult puuris kinni, on ta lihtsalt oht, mingit riski ei ole. Või kui me räägime mingisugusest ohtlikust kemikaalist, kui ta on kusagil kapis, korralikus pakendis, kapp on lukus, keegi sinna ligi ei pääse, on ka tegemist ainult ohuga, mitte veel riskiga. Tegelikult riskianalüüsi me teeme ju ise päevast päeva. Ehk mingil ajal siin oli selline väljend nagu riskianalüüsi demüstifitseerimine. Sest väga paljudel puhkudel ikkagi arvati, et kui riskianalüüs ei ole vähemalt 50 lehekülge, see pole miski riskianalüüs.
No, enamise ettevõtete puhul pole seda 50 lehekülge vaja, mõne suurema või spetsiifilisema tegevuse puhul küll. Aga kindlasti ei ole riskianalüüsi kvaliteedi tunnuseks lehekülgede arv. Ja siis ta läkski selliseks raketiteaduseks, et ei, et ega seda ikka ise tehtud ei saa ja ei tea, kust nüüd tuleb abi otsida, mis iganes. Et olen siin toonud selle võrdluse just, et ka siis, kui me osaleme liikluses, ükskõik, on see nüüd siis jalgsi, on see autoga, et kui me võtame näiteks ka selle, et me läheme üle jalakäijate raja, ka sel juhul, kui seal ees on foor ja meile põleb roheline tuli, usun, et enamus meist ikkagi sinna rajale astudes vaatab enne vasakule, ega see juhtumisi mõnda hullunud autojuht ei tule, kas ma võin minna. Et see on ka tegelikult riskihindamise teema. Nii et see ei ole mingisugune väga keeruline asi, vaid on meie suht igapäevane tegevus, ma õige tihti ei mõista või ei arva, et näe, see ongi riskianalüüsi tegemine. Ja ettevõtte vaates on kindlasti nüüd tegemist sellise töötervishoiu tööohutuse keskse tegevusega, ehk mille käigus siis tegelikult saab süstemaatiliselt vaadata, millised ohutegurid meil keskkonnas on, hinnata nende mõju ja sealt ka soovitused. Ehk me läheme piltlikult öeldes silmaklapi peas töökeskkonda ja seekord me vaatame ainult ohutuse teemasid, sest see on õige tihti ettevõtetes probleemiks, et me oleme nii oma töökeskkonnaga harjunud, et kui seal ongi mingisugused sellised asjad, mis tegelikult ei ole ohutuse vaates päris head ja õiged, siis me oleme sellega harjunud, me ei pane neid tähele. Aga riskianalüüs võikski nüüd olla see hetk, et ma lähen ja vaatan ainult ohutusega ja töötervishoiuga seotud teemasid. Miks ma julgen seda rääkida, et korra me tegime ühes ehitusmaterjalide tööstuse ettevõttes tööohutuse, samamoodi nagu infohommik praegu, kui me olime enne lõuna 1,5 tundi teemade rääkinud, kohal olid kõik juhid, alates otsestest tööjuhtidest kuni ettevõtte tippjuhtideni. Ja me läksime siis koos lõunale tootmissehist läbi, seal taga oli söökla. Ja kui me tulime tagasi, siis nende tootmisdirektor ütles niimoodi, et kas sa tead, kui palju ma praegu nägin selliseid asju, mis tegelikult tervise ja ohutuse vaates pole meil päris õigesti. Et ma käin seal sehis iga päev vähemalt korra, tavaliselt 2-3 korda ja mis mu huvi tavaliselt on. Kas tellimused tähtajaks, kas toodang tuleb kvaliteetne ja kas töötajad ikka tööd teevad, mitte istu nutitelefonist. Kuna me olime täna 1,5 tundi rääkinud nendel teemadel, riskianalüüsist, ohutusest, siis ma läksin tõesti ainult vaatasin seda ja ma nägin palju rohkem tavapäraselt seal sees käies. Võib-olla ka, et riskianalüüsi tehes me pöörame tähelepanu rohkem tervishoiu ja ohutuse peale. Siis eesmärk välja selgitada ohutegurid, hinnata ja ettepanekud töökeskkonna parandamiseks. See on säte töötervishoiu tööohutuse seaduses, mis ilmselt teile kõigil on tuttav. Siit tuleb siis kohustus riskianalüüsi teha. Ja kes siis teeb? Tööandjal on kohustus korraldada. Võib tööandja ise teha, tööandja ise selles mõttes, et ettevõtte ise oma jõududega ei mõtle siin juhatuse liiget ainuüksikuliselt, vaid ettevõtte ise oma jõududega on võimalik ka tellida töötervishoiu teenuse pakkujalt. Aga siin aastaid tagasi me tegime ühe sihtkontrolli, kus me hindasime riskianalüüside vastavust konkreetsele töökeskkonnale. Ja hindasime ka sõltuvalt sellest või tegime, arutasime tulemusi, meil olid andmed käes, kus oli ettevõtte ise teinud ja kus oli kasutatud teenusepakkujad või kus oli tehtud koos. Siis kõige paremad riskianalüüsid olid nendel juhtudel, kui see riskianalüüs oli tehtud nii tööandja kui töötervishoiu teenuse pakkuja poolt koos. Et tööandjal endal üldjuhul ei ole spetsialiste, kes kõike oskavad, kõiki neid teemasid teavad. Kui me räägime vähegi tõsisemast tootmisettevõttest, võib-olla mitte ainult ühte sellist väikest kauplust. Ja teine on see, kui minna seda teed, et tellime sisse, maksame, nad tulevad ja teevad ja laseme nad nii-öelda üle töökohtadele viiba ukse.
et saagu hakkama ja kui meie töötajaid segagu, nendel on vaja tööd teha, siis need teenusepakkujad ei suuda ka ju nüüd seal lühikest aega töökeskkonnas olles tajuda, mis tegelikult seal töökeskkonnas toimub, millised tööülesandeid täidetakse sellisel ajal, kui meie siin praegu oleme. Eks sellepärast on selline mõlema poole koostöö väga oluline. Kumbpool nüüd see vedaja on ehk kelle kes vastakas on see tööandja, on see teenusepakkuja, see on puhtalt kokkuleppe küsimus, aga oluline kompetentsus tuleb mõlemalt poolt. Ja see kompetentsuse teema on siin ka viimaste ridade peal, et jah, jättes jälle kõrvale võib-olla kaupluse, mingi väikse kaupluse, võib-olla ka mingi mööndusega kontori, et kas meil on ikkagi inimest, kes suudab üksinda teha tõsisema riskianalüüsi. Ma kipun kahtlema, et seal on vaja ikkagi väga palju erinevaid teadmisi ja seetõttu ma olen soovitanud ka, et kaasata riskianalüüsi erinevaid tegijaid, kui nüüd tellida ka teenust, et milline on nende senised tööd, milline on nende kompetentsus, kes seda teeb. Et ei ole pärast nii, et tuleb keegi üksinda kohale arvates, et mis see siis ära ei ole. Aga pärast kui riskianalüüsi vaatad, siis on näha, et jah, mõni asi on päris kenasti põhjalikult kirja pandud, aga mõned teemad on hoopis nõrgemad. Eks see sõltub selle tegija taustast, tegija ettevalmistusest. Nii et mida rohkem inimesi tegelikult kaasatud on, seda parem. Kui teenusepakkujad tellida riskianalüüsi, just see, et jah, milline on nende varasem kogemus, kes on senised kliendid ja nagu ma seal ennem ütlesin ka, et kas on üksiküritaja või on seal suurem seltskond taga, eeldades, et kui inimesi on seal rohkem, on võimalik omavahel ka neid teadmisi jagada, abi otsida, midagi põhjalikumalt teha. Ja teine soovitus tööandjatele, kui te olete läinud seda teed, et tellisite riskianalüüsi, siis lugege see pärast läbi, kui teil üle antakse. Ei piirdu selle rõõmuga, nüüd on ta olemas, panen siia sahtlisse, kui tööinspektor tuleb, siis on jube vahva näidata. Üks selline jaoks juba selline pisku legendaarseks saanud väljend on see mükobakteerium tuberkuloosis ehk siis bakter, mis põhjustab tuberkuloosi ja seda me leiame suhteliselt sagedasti riskianalüüsides ja kui siis ettevõttes küsida, et kas seal on keegi tuberkuloosi haige või ei, milleks seda arvate, et ei ole, kindlasti ei ole. Näitad seda rida riskianalüüsis, siis vaadatakse, loetakse, kas esimene kord ei loetud üldse või vaadata, kuna seal on ladina keeles midagi kirjas, ju siis on midagi tarka ja tähtsat, ega me ei peagi aru saama. Ja siis saadakse aru, et tegelikult see tuberkuloosi teema pole üldse meie teema, sest ei ole tegemist mingi hooldekoduga, ei ole tegemist nakkushaigustega, aga siin politsei või midagi selline, et näiteks uute hoonete ehitamisel. Ja teine selline omapärane lugu oli, tööinspektsioon annab teatavasti välja hea töökeskkonna auhindu ja siis need kandideerijad saadavad meile oma tegevuste kirjelduse ja siis konsultandid käivad ettevõttes kohapeal vaatamas, kuidas siis kohapeal see lugu välja näeb. Ja käisin siis ühe sellise kandideerija juures ja tundsime huvi valgustuse mõõtmise vastu ja kohalik töökeskkonna spetsialist minul üle laua ja kuna tema enda käest neid ei olnud, aga ta teadis, et hoone vastuvõtmise mõõdistamised tehti, hakkas helistama tuli inimestele, et otsida neid mõõdistamisi. Mina selle lugesin siis riskianalüüsi, mis oli sisse ostetud, nad ise ei olnud teinud. Ja kui ta lõpetas mobiiliga rääkimise, siis ma ütlesin, aga nüüd te tegite midagi sellist, mida teie riskianalüüsi kohaselt on keelatud teha. Ta vaatas mulle sellise suurte silmadega otsa, et mis asja, et istusin laua taga, rääkisin mobiiliga. Ta ma nüüd pahasti tegi. Ja täpselt need sõnad, mis siin kirjas on, et kõne ajal ei tohi mobiiltelefoni hoida kõrva juures, või tema riskianalüüsis kirjas. Ja selline soovitus, vaadake üle, mida teenusepakkujatele pakub, see saab lõppude lõpuks olema ikkagi teie ettevõtte riskianalüüs. Kelle jaoks tulemused? Ennekõike loomulikult ettevõtte enda jaoks, tööandjale, ettevõtte juhtkonnale, ettevõtte töötajatele. Töötervishoiuarst selles kontekstis, et kui te saadate töötajad tervisekontrolli töötervishoiuarsti juurde, peate saatma kaasa ka riskianalüüsi.
ja siis on siin veel Tööinspektsioon kirjas ehk järelevalve ajal ja võib olla juttu ka kindlustusfirmadest näiteks, kui teil on tehtud mingid vabatahtlikud kindlustused, mis on seotud tööõnnetusega või töökeskkonnaga, siis tunnevad ka kindlustusfirmad selle vastu. Ja need tulemused tuleb säilitada 55 aastat ja peavad olema kirjalikud hästi-hästi pikka aega. Kui teete muudatused, tuleb uus kuupäev juurde, vana versioon ja teile eelmise kuupäevaga teil alles ja sellest versiooni kuupäevast 55 aastat säilitamist. Etapid ehk siis, kes me tegema hakkab? Moodustame grupi. Ennem oli juba juttu ettevõtte töötajad, võib-olla väljaspoolt kedagi appi. Infot koguda. Kindlasti ma tahaks rõhutada seda etappi, mis on seotud töötajate küsitlemisega. Ehk üks inimene, kaks inimest, kes seda riskanalüüsi võib-olla teevad, nad võivad oma arust saada aru, mis seal toimub. Aga töötajad, kes on päevast päeva seal sees, neil on natukene teistpidi arusaam, mis alati ei pruugi mitte vale olla. Väiksemates ettevõtetes on mindud seda teed, väiksemates võib-olla kuni 10 on iga töötajaga räägitud. Suuremates on selline tavalisem, et tehakse mingid küsitluslehed, kuhu pannakse võimalikud ohud kirja ja siis töötaja lihtsalt vastab, et kas jah, meil on, jah, meil ei ole. Ja ma soovitan teha ka seda, kui töötaja midagi negatiivset on tagasisides andnud ja mulle tundub, et selle asjaga on meil probleeme. Ja isegi kui te ise mõtlete, et ei, see ei saa nii olla, et mis ta nüüd siia kirjutas, rääkige temaga, millest temal selline arusaam tekkis, et näide ühest ehitusfirmast, kus ehitusfirmana töötasid 5-6 meest, tuutel ehitustel paigaldasid suuri neid klaaspaneele, aknaavasid. Ja siis üks töötaja oli märkinud sinna riskanalüüsi küsitluslehele, mis tööandja oli temale andnud, et temal on psühhosotsiaalne ohutegur väga tugev, temal on meeletu vastutus ja tema tunneb, et see on tema jaoks liiga palju. Ja tööandja ütles ka, et lugesin seda, et millest, et tema on üks nendest töömeestest, kes seal teevad, selle seltskonna peal on üks töödejuht, tema ei olnud töödejuht. Ja mis suur vastutus temal nüüd peaks siis olema? Ta vastutab enda töö eest põhimõtteliselt. Ja kui ta oli läinud selle töötajaga rääkima, töötaja oli töötanud selle ettevõttes umbes 2-3 kuud. Ja töötaja oli siis saanud millegi pärast aru, tema peab vastutama kõigi nende töötajate ees, kellega tema seal koos töötab. Vähe sellest, et ma pean tööd tegema, ma pean veel vaatama, kuidas teised töötavad, ma pean nendest vastutama. Ja kui siis tööandja selgitas talle ära, et ei, see ei ole üldse niimoodi, et teiste eest sina niimoodi muretsema ei pea, sina enne kõik enda eest. Siis ta ütles ka, et pärast oli näha, kuidas tegelikult töötaja muutus avatumaks või töö läks paremini. Oli näha, et mees pole enam nii pinges. Ta oli tegelikult endal ise välja mõelnud selle vastutuse. Ja siis muud allikad, töökeskkonna jälgimine, masinate seadmete kohta mingid andmed, kemikaalid ja lohutuskaardid, vajaduse mõõdistamised, siis on hindamine, mida ette võtta, et riske vähendada ja kokkuvõttes tuleb siis sealhulgas ka tervisekontrolli isikukaitsevahendite vajadused. Tegelikult kui me tahame teada, kes me peavad tervisekontrollis käima, millistest ohuteguritest tulenevalt, siis allikas on ju riskanalüüs. Kui me tahame teada, millisel töökohtadel tuleb isikukaitsevahendeid kasutada ja milliseid, jällegi allikas on riskanalüüs. Ja lõpuks siis tegevuskava. Ühtset metoodikat, kuidas tuleb teha, ei ole. Et põhimõtteliselt mis tahes moel tehtud riskanalüüs on sobiv, kui selle käigus on välja selgitatud ohutegureid ja neid hinnatud, kas asi on korras või mitte. Ja need hinnangute selgitused, mil moel hinnatakse, et need on mõistlik välja kirjutada. Ma räägin teile siin praegu või varsti täna 2 näidet. Üks on selline, kus oli aru saada, teine oli minu jaoks vähemalt keeruline. Riskanalüüsi tegi ise võib-olla muidu arvas natukene teistmoodi, et mis on keerulist. Aga keegi ei saa öelda riskanalüüsi kohta, et see on vale metoodikaga tehtud, sellepärast ei ole see sobilik. Riskanalüüsi ulatus.
Kui suure tüki me korraga ette võtame. Kui meil on nüüd näiteks mingi toitlustusasutus, kas me võtame ette kogu köögi või me võtame seal eraldi nõudepesija osa, võtame eraldi kokatöö, kas me võtame köögi koos selle keldriga ja keldritrepiga, kus kohas käiakse kartuleid toomas. Ehk see on selline äramääramise küsimus. Siin sellist ühist soovitust, et kuidas nüüd õige teha. Sellist ei ole, pigem ma ütleks, et mitte sellist väga suurt ampsu võtta, et sinna ei tuleks väga erinevad tegevused, väga erinevad ohutegurid sisse, siis on pärast raskem eristama hakata, millisele töötajale, mis tegelikult mõjub. Aga samas, kui on näiteks mingi õmblustsehh, kus istub sees 30 töötajat, nad istuvad põhimõtteliselt samasuguste õmblusmasinate taga, tingimused on ka suht sarnased, seal ei ole küll minu arust mingit vajadust teha nüüd seda tehhi kas või kunstlikult 4, et ei tuleks ruutmeetri poolest väga suur osa. Kogu selles suures tehhis põhimõtteliselt ohutegurid on analoogilised. Riskimaatriks, mis arvatavasti on teile paljudele ka tuttav, et see on selline, mida me oleme siin Eestis kõige rohkem kasutanud, põhineb ta Briti standardil. Meelega see Briti standardi tagant aastaarv ära kaotatud, sest see ei ole ausalt öeldes kõige värskem Briti standard. Aga see tundub olema meil enam kasutatav ja võib-olla natukene lihtsam kui see uue standardi versioon. Ehk tegelikult on ära jagatud 5 kategooriaks alates vähesest riskist kuni talumatu riskini. Ja sõltub siis sellest, kui sage on esinemine, kas väga tõenäoline, võrdlemisi ebatõenäoline, kuid võimalik ja hoopis tõenäoline ja tagajärgedes samamoodi väheohtlik, ohtlik või eriti ohtlik. Ja siis selle maatriksist tulevad need hinnangud. Siin on olemas esituses ka need sageduste ja tagajärgede kirjeldused, aga neid praegu pikemalt rääkima ei hakka, et see sama versioon on üleval meil ka tööelu portaalis, kus on riskanalüüsist juttu. Et neid on erinevate meetodite juures erinevaid. See on lihtsalt üks võimalikest variantidest. Mil moel ma jagan need sagedused siis 3 rühma. Siin on siis tagajärgede iseloomustused ja kumbagi 3, nii sagedust, tagajärje iseloomustust. Ja kogumis need annavad siis hinnangu, vähene risk, vastuvõetav risk, vähese puhul me ütleme, et abinõusid pole vaja, vastuvõetav, üldjuhul pole lisaabinõude rakendamist vaja. Ja tuleb lihtsalt teada, et jah, meil see risk on olemas, me elame sellega koos. Keskmise puhul tuleks juba midagi ette võtta. Siin on pakutud 3–5 kuu jooksul ja suure riski puhul on see aeg veel lühem. Ning talumatu risk ehk see näites olnud number 5. Selle kohta ütleme, et siin enam tööd jätkata ei tohi. Siin on oht nii suur, et seal võib juhtuda mingi raske õnnetus. Siin on siis nüüd näha, et on see tumarohelise on vähene risk, siis me jätkame nii nagu on. Helerohelise puhul me teame, et mingi risk on, aga me ka midagi eriti ette ei võta. Keskmise puhul midagi tuleb teha pikema aja jooksul. Oranž taust, midagi tuleb teha lühema aja jooksul ja talumatu punane on siis see, kus me lõpetame töö tegemise enne jätka, kui midagi muutunud on. Hinnangud olid siis 1–5. Mõnel pool kasutatakse 0–4. Sisuliselt on nad samad 1–5 või 0–4. Oluline on see, et see riskanalüüs oleks kirjeldatud, et millist seda skaalat kasutatakse. Sest kui me räägime hindes 3, siis 1–5 puhul on see keskmine risk, aga kui me räägime 0–4 on tegemist juba suure riskiga, et siis oleks selge, millest me räägime, kui me räägime hinnangust 3. Aga mõnel puhul ma olen näinud ka sellist maatriksit, nagu te praegu slaidil näete, kus siis tagajärjed on märgistatud tähtedega A, B, C, väheohtlik, ohtlik, eriti ohtlik ja tõenäosus siis see, et Rooma numbrid 1, 2, 3.
ja siis riskanalüüsis oli toodud riskitasemed kas nüüd 2A või 3A või 1C või midagi sellist. Kui sa teda niimoodi vaatad, see oli päris parasjagu raske jälgida, millised need suuremad riskid nüüd on. Et siis sa pidid manama selle sama maatriksi endale ette, et kus on nüüd see 2B on, kus on 1C, kumb nüüd suurem on, kumb väiksem on. Ja miks ma julgen öelda, et äkki teinekord ei saanud riskihindad ise ka päris täpselt aru. Need kirjeldused, mis siin all on võetud täpselt samast riskanalüüsist, kus see maatriks oli. Ja need, mis punaseks on tehtud, nende puhul te saate ka nüüd ise jälgida, et 1C ei ole ju tegelikult vastuvõetav risk, vaid on see tabelis hoopis keskmine risk. 2C ei ole mitte keskmine risk, vaid on suur risk. Et on püüdnud neid siia kuidagi ära kirjeldada, aga tegelikult ei ole suutnud neid grupeerida nii, nagu tabel eespool näitab. Ja kui nüüd riskihindamise tegija ise ei ole juba sotti saanud, mis hinnang, millise taseme juurde kuulub. Nüüd loota, et tellija, kes ei ole ise selle tegemise juures asjast lihtsalt aru saab. Tegelikult võiks olla niimoodi, et tellija saab kokkupandust lihtsalt aru. Et jah, selliste puhul ma arvan, et tasub mõelda, kas on teda mõtet niimoodi minu arust keeruliseks ajada. Et sellised lihtsamad variandid on ka lihtsamad jälgida. Tulemuste kirjapanek. Et meil ei ole mingit sellist kohustuslikku vormi, et riskanalüüsi tulemused peavad olema sellises vormis. Aga mingisugune tabelikuju on enam levinud, see võimaldab nagu paremini ülevaadet saada, mis kus on, millisest ohutegurist me räägime. Et on olnud ka neid riskanalüüsi, kus on põhimõtteliselt näiteks 5 leheküljel lihtsalt tekst. Mingid liigendamist ei ole, aga kirjeldatakse need ohutegurid ära, me ei saa öelda, et vale. Aga jällegi seal see jälgimise ülevaate teema on natukene raskem. Ja kus on nüüd see riski iseloom, et mis on jäänud silma, et väga palju kirjeldatakse, mis peaks olema ja mis võib juhtuda, kui see asi ei ole korras või ei ole nii, nagu peab olema. Aga seda kirjeldust, kuidas siis meil siin tegelikult on. Seda kirjeldust juba õige tihti väheks. Ehk riskanalüüs peaks saama ju välja lugeda, et meie töötajate jaoks see konkreetne ohutegur, võtame kas või nüüd näiteks, võtame temperatuuri, õhutemperatuur, võib-olla kõik see lihtsam asi. Et meie ruumides on temperatuur soojal aasta ajal selline, külmal aastal ajal selline, võib-olla ruumide kaupa eraldi, me teame, kui palju ta on. Aga kui siin on lihtsalt lause, et temperatuur peab olema sobiv ja hinnang on taga, mis tasega siis on, et tegelikult küsimus, et me teame, et peab olema sobiv, aga mis teil siis on? Et jääb nagu seda oma ettevõtte riskianalüüsi tunnet puudu seda lugedes, et jah, mingisugune üks ja selline suhteliselt üldine, aga et näed, meil on nüüd niimoodi. Ja püüdke seda teha, et oleks ikkagi teie enda oma, teie enda ettevõtte oma. Tulemuste kirjapanek, mis on siin jäänud silma nüüd ettevõtetes riskianalüüse vaadates. See esimene näide pärineb ka hea töökeskkonna auhinnale kandideerinud ettevõtte riskianalüüsist. See oli küll hästi palju pabereid kokku käibitud, tal ei olnud mitte A3 või A4, tal oli see leht natukene suurem, tal oli sellist liimimise tööd tehtud, aga samas ta oli väga ülevaatlik nende tšehhide kaupa. Ja seal oli nüüd nii, et kui mingi ohuteguri tõttu oli vaja kasutada isikukaitsevahendit, siis oli sinna juurde pandud ka see sinine kohustusmärk, mis kohustab kasutama mingit isikukaitsevahendit, mida me tavaliselt näeme kusagil töökohtadel seintel, et sa pead neid kasutama. Tema oli selle sama märgi pannud sinna tekstile juurde, seal oli küll kirjas, et vajalik kasutada kuulmiskaitsevahendeid, aga see sinisel taustal pea koos kõrvaklappidega oli seal kõrval ja ta jättis sellise kuidagi väga hea ülevaate või ülevaatliku isikukaitsevahendite osas. Ja teine versioon, mis aitas kaasa, oli,
erineva riskitasemega ohutegurid olid see tekst, seal teksti taust oli tehtud teist värvi. Ehk neil oli väga hea ülevaade endal sellest, et millised on kõige enam esinevad riskid, millega me peame tegelema, mis meil juba tehtud on ja selline jälgimine, et mis on meie jaoks olulisem. Me ilmselt ka nüüd töötajale selle tutvustamisel annab selline värviline taust palju juurde. Tegevuskava on siis nüüd see, mille peab koostama tegevuskava järgselt. Siin on jällegi seaduse tekst, ehk tööandja on kohustatud töökeskkonna riskianalüüsi alusel koostama kirjaliku tegevuskava. Ja sellest nähakse siis ette tegevused terviseriski vältimiseks või vähendamiseks ja seal peab olema ka ajakava, teostajad ja mõeldud ka nendele vahenditele, mis vaja läheb. Et selle tegevuskava puhul rõhutaski seda, et kes teeb, mis ajaks teeb, ehk ta on meil nii-öelda konkreetne tööplaan, mis peab olema mingiks ajaks tehtud. Tegin siin eile ühte tööõnnetuse lühikokkuvõtet, seal tõdeti ka seda, et riskanalüüsi käigus tuli välja, et tõstetööde tegemisel on vaja kasutada hindaid, mis vähendavad libisemist, et käesolevad asjad ei libiseks, ei kukkuks, on vaja kasutada kaitsejalatseid, et kui juhtub ikkagi kukkuma, et jalg viga ei saa. Paraku oli seal see lugu olnud niimoodi, see tarkus oli riskanalüüsi jäänudki, ei olnud sellest teadlik töötaja, kes seda tööd tegi, ei olnud tegevuskava tehtud ja ei olnud tegevuskava tehtud, see tähendas ka seda, et ega isikukaitsevahendeid töötajale ei väljastatudki. Ja see oli konkreetne juhus, kus tulemuses oli raske tööõnnetus. Et ei tasu piirduda sellega, et teeme riskanalüüsi ära, et meil on nüüd nagu midagi tehtud, et ongi tegelikult see kogum infot, kus me nüüd nokime välja, mida me peame selle teadmisega peale hakkama, mida teha, et töötajad ohtu ei satu. Ja seal tegevuskavas peaks olema sellised võimalikud konkreetsed ja selged mõtted või tegevused, mitte lihtsalt sellised üldised, igapäevased, mida me täpselt teeme. Ja samamoodi siis eestvedaja või vastutaja ja tähtaeg. See mõte, et suuremad riskid tuleb maandada eelisjärjekorras, see on nagu selline iseenesest. Siin on konsulteerimise kokkuvõttes lihtsalt mõned näited, et tegevuskavasse oli pandud minu mõistest täitsa sellised igapäevased tegevused, tootmise käigus tekkinud tolmu koristamine oli tegevuskava tegevuseks. Mu meelest see ei ole selline tegevus, mida peaks tegevuskavasse pandma, see on meie selline igapäevane tegevus. Ja väljaõppe kohta ka või juhendamise väljaõppe kohta teinekord ikkagi on tegevuskavades kirjas näiteks see, et korraldada uutele töötajatele juhendamine väljaõppe. Teadmata, kas meil sel aastal uusi töötajaid tuleb ja kui tuleb, siis kuna tuleb. Ehk me tegelikult ei saa seda tähtaega sinna panna. Et see on ka pigem selline ettevõtte rutiin, kui meil tuleb uus töötaja, siis me juhendame, teeme talle väljaõppe. Aga näiteks, mis oli juhendamisega seotud ühes ettevõttes, seal oli konkreetselt kirjas, et me teeme töötajatele täiendõppe isikukaitsevahendite kasutamise kohta. Me teeme selle novembrikuus. Ettevõttesse telliti isikukaitsevahendeid müüva ettevõtte esindaja ja nad olid veel ka nii tublid, et nad tegid 3 erinevat koolitust sõltuvalt sellest, erinevate isikukaitsevahendite kohta. Ja põhimõtteliselt need töötajad, kes kasutasid seda isikukaitsevahendit, mille kohta on täna koolitus, need kõik osalesid. Mõni osalesid võib-olla ühel, mõni äkki kõigel 3. Ja see on tõesti selline asi, mis mu meelest sobib tegevuskavasse, see on meil aastas ühekordne üritus. Me võtame nõuks, me teeme töötajate sellise täiendava. Jah, igapäevast tolmupühkimist ma arvan, et ei ole mõtet tegevuskavasse panna.
nüüd selgub edasi liikuma. Kas sa, Kaja, saad kaasa aidata? Võtad juhtimise? Ma võtan juhtimise üle ja siin on chati ka küsimusi tulnud, et siis kas sa näed chatist ise lugeda pärast või ma loen ette, et siis... Ma arvan, loe seda ette, et ma räägime selle mõne slaidi veel ära, mis mul sellest riskianalüüsi üldisest jutust on ja siis vastas nendele küsimustele ära, enne kui ma lähen füüsiliste ohutegurite juurde. Jah, teeme niimoodi, nüüd liikus edasi. Ja teine on nüüd siis see samune seos riskianalüüsiga. Kui riskianalüüsis tuleb mingisugune tegevus, et me peaksime seda tegema. Siin on näide toodud, et riskianalüüsis kirjas vajalik on muuta kontori töökohtade asukohta, kuna seal esinesid mingid häirivad varjud ja kuna see ei olnud selline, ütleme, lihtsalt sorti tegevus, et me võtame, tõstame ühe laua natukene teise kohta, neil oli seal vaja suuremaid ümberkorraldusi teha, siis tegelikult see on ka tegevus, mis oleks igati mõistlik panna tegevuskavasse, et selle kontori töökohtade ümberkujundamine. Jälgida just seda, kui me riskianalüüsis kirjutame midagi, et mingit tegevust on vaja, selline ühekordset tegevust midagi teha, et see oleks seal kirjas. Lase jälle slaid edasi, palun. Ja tulemuste teavitamisest. Tööandjal on kohustus teavitada kõiki töötajaid, sealhulgas töökeskkonna nõukogu liikmeid, volinikke, töötajate esindajaid ohuteguritest. See on nüüd ju tegelikult osa juhendamisest. Juhendamise käigus tuleb tutvustada töötajale ka riskianalüüsi tulemusi. Ja riskianalüüs peaks olema tegelikult töötajate lugemiseks kättesaadav. Kui nad tahavad sellega tutvuda, ei peaks see võimalus olemas olema. Ja tegelikult päris palju riskianalüüsist tulenevat on ju sellist, mis pannakse ohutusjuhendisse. Kui me riskianalüüsist leiame, et mingi töö tegemisel on risk, siis see maandamismeede on igati mõistlik panna ohutusjuhendisse, kuidas meie peame tööd tegema, et me viga ei saaks. Ja mõtle, et hea tava riskianalüüsi tulemust arutelu ettevõtte üldkoosolekule, et võib-olla see ettevõtte üldkoosolek on natukene liiga uhkelt ette võetud. Et mõte selles, et mingite väiksemate seltskondadega arutada läbi teie töökeskkonna riskianalüüsi tulemused, mis meil siin on. Ehk mul tekkis siin kohe see mõte, kui ma räägin jälle ettevõtte üldkoosolekust, see võib olla mingisugune 300 seltskond ja 300 inimesel korraga hakata rääkima riskianalüüsis, kus istuvad kõrvuti tööpinkidel töötajaid ja kontoripersonal, sellest on ilmselt natukene vähe kasu. Palun järgmine slaid. Ja millal on vaja siis teha uus riskianalüüs, kui on töötingimused muutunud, kui on uus töövahend või mingi uus tehnoloogia, kui on ilmunud uued andmed ohutegurite mõju kohta. Ma arvan, lähitulevikus äkki me hakkame rääkima rohkem nendest nanotehnoloogiast, nanoosakestest, kui ilmunud uued andmed. Natuke minevikku minnes, siis me rääkisime ju asbestist. Ja ma arvan, et mingid uued andmed ohutegurite mõju kohta võib rääkida ka kontekstis COVID-19 ehk tavalisest nakkavam bioloogiline ohutegur. Kui on toimunud mingi õnnetus, siis on õige vaadata riskianalüüs üle, et kas see risk, mille me olime, või tähendab see, mis põhjustas õnnetuse, kas see on meil riskianalüüsis olemas, mis muide läheb ka ju tööõnnetuse raportisse. Aga siin on ka nüüd see riskitaseme teema, et kui meil seal on hinnatud ikka hästi madalal ja tegelikult õnnetus juhtus, saadi raske vigastus, et nüüd see hinnangu teema. Ja see ei piirdu tegelikult ainult ka õnnetusega, viimane rida räägib tööga seotud haigestumisega. See on analoogiline asi, kui meil on näiteks kutse haigestumine, vaadata üle enda riskianalüüs, mil moel me oleme kirjeldanud ja hinnanud seda tööd, mida kutse haigestunu tegi ja mis seal hinnangud on. Sama, kui seal on hinnangud jube madalad ja ühel inimesel on lõpus kutse haigestumine, kas need on nüüd adekvaatsed hinnangud. Palun nüüd järgmise slaidi. Eelmine teema sai siis läbi. Nüüd palun küsimusi. Nii, ma hakkan algusest lugema.
Küsimus, kas kunagi on plaanis luua ühtne meetod, mis lihtsustaks riskianalüüsi tegemist ja oleks üheselt mõistetav igas organisatsioonis? Ideaalis võiks ju selline olla, aga miks need meetodid üldse nii palju ongi tegelikult see, et erinevatele tegevustele sobivad erinevad lähenemised. Ja kunagi rootslased meile õpetasid riskanalüüsi läbiviimist, me käisime Saku õlletehases. Seal kasutasime hoopis mingit teist meetodit, mis põhimõtteliselt põhines selles, kuna see Saku tootmine on ühest torust tuleb, teisest torust tuleb, siis nad saavad kokku, siis nad lähevad lahku. Et mis siis juhtub, kui ühest torust tuleb rohkem, mis siis juhtub, kui teisest torust ei tule. Et päris sellest ühest metoodikat ei ole. Tööinspektsioon on välja reklaaminud küll selle, et uuest aastast me üritame enda iseteenindusse tekitada ka mingi riskihindamise töövahendi, aga see saab olema üks võimalik variant. Nii et öelda, et üks ja ainult. Ma arvan, sellega me teeme paljude ettevõtete elu raskemaks, kui nad peavad ennast pressima mingitesse kohustuslikesse raamidesse. Olulisem on tegelikult see, et ohutegurid on tuvastatud ja neid on hinnatud. Järgmine, palun. Õpetajate näide tervele kollektiivile laienevate sarnaste ohutegurite kohta. Kas samamoodi tohib üldistada ka terve asutuse büroo töötajatele avalduvaid ohutegureid? Põhimõtteliselt küll, kui ma nüüd on ühe büroona ühel korrusel, võtame näiteks mingi 10 eraldi bürooruumi. Et neid võib hõlmata korraga, kui nüüd jutt on sellest riskanalüüsi ulatusest. Ja kui nüüd on näiteks, et mingi ühe ruumi valgustusega probleemi, me saame seal valgustuse juures ka märkida ju ära, et teistes ruumides on valgustus piisav, aga selles ruumis nimega, numbriga, mis iganes on valgustusega probleeme. Nii, kas koolile koostatud riskianalüüsis peab sisse võtma ka õpilased? Põhimõtteliselt õpilastele töötervishoiu ja tööohutuse seadus ei kehti, aga mina ütleks sedapidi, et ikkagi inimesed. Ehk tegelikult, kui te seda riskanalüüsi läbi viite, see on igati mõistlik mõelda ka õpilastele ja tegelikult ma ei oska öelda, kus me saame nüüd koolis ära eraldada selle, et see oht mõjub ainult töötajatele ja mitte mingil juhul õpilastele. Võib-olla mõne üksiku me leiame, aga seda oleks mõistlik vaadata kontekstis, et minu viimane elamus eelmisel nädalal ühest lasteaiast olid sellised ka imepärased trepid seal foajees. Ja me saame rääkida seda, et õpetajad liiguvad seal, samamoodi liiguvad seal lapsed. Et neid eraldada on päris parasjagu keeruline, aga põhimõtteliselt töökeskkonna riskanalüüsi tulemus peaks olema töötajatele, aga kindlasti ei tasu selle tegemise käigus lähtuda sellest, et õpilane võib seal küll viga saada seetõttu, aga see ei puuduta õpilasi, selle tõttu jätame märkimata, ma loodame, sellist lähenemist ei ole. Nii, siin tuli märkus, et küsimusi on väga halvasti kuulda. Ma proovin siis kõvemini natuke rääkida. Nii, üks küsimus on veel. Kuidas võiks hinnata, et riskianalüüsis on piisavalt ohutegureid käsitletud? Sageli on teenusepakkujate poolt tehtud riskianalüüside variantides pikalt lahti kirjutatud ettevõtte iseloomustus, tutvustus. Kui palju ja kas tegelikult peab seda osa riskianalüüsis kajastama? Järjest rohkem kasutatakse töö tegemisel kõrvaklappe näiteks suhtlemiseks kolleegidega, kuulatakse muusikat. Kas kõrvaklappide kasutamine on ohutegurina käsitletav? Alates tagantpoolt siis ohutegurina võib olla nende muusika kuulamiseks mõeldud kõrvaklappide kasutamine küll ohuallikas. Et kui see toob kaasa selle, et ei kuule näiteks möödasõitva tõstutki signaali või midagi taolist, siis on see ju selles mõttes ohuallikas, et ta ei kuule ohumärguannet. Ole ja ütle see küsimuse esimene pool veel, et jooksis mõte kuskil kokku, enne kui ma selle teiseni jõudsin. Nii. Kuidas võiks hinnata, et riskianalüüsis on piisavalt ohutegureid käsitletud? Sageli on teenusepakkujate poolt tehtud riskianalüüside variantides pikalt lahti kirjutatud ettevõtte iseloomustus. Kui palju ja kas tegelikult peab seda osa riskianalüüsis kajastama?
Tegelikult seda kirjeldust ma pooldan, et see võib tunduda selline mõttetu ballastina ettevõtte esindajatele, kes ütlevad, kes seda siis ei tea, meie oleme siin sees, me teame kõik, mis toimub. Aga nagu ennem juba rääkisin, riskianalüüs tuleb esitada töötervishoiuarstile, kelle juurde ta suunata oma töötajad tervisekontrolli. Et kui tema seda riskianalüüsi ette võtab, tema ilmselt sellest ettevõtte tegevuse kirjeldusest saab päris palju infot. Kui mina konsultantina loen, minu jaoks on samamoodi, mul on küll üldjuhul see, et ma olen seal ettevõttes juba kohapeal siis käinud, näinud, aga ma loen seal kirjelduses ka teile selliseid asju välja, et ahah, näed, selline asi on seal ka veel. Et tegelikult see kirjeldus iseenesest pole paha. Just nimelt, et mõeldes sellele, kui keegi kolmas, näiteks töötervishoiuarst seda loeb. Nii, praegu rohkem küsimusi ei ole, et ma annan, Rein, sulle siis jälle kontrolli üle. Jah, aitäh. Räägime siin füüsilise ohutegurite riskianalüüsist. Aga kontroll ei toimi, nupule vajutamine ei aita. Alguses aitas, nüüd millegi pärast enam ei. Selge, ma lükkan siis ise slaidi edasi ja siis anna teada. Meil oli üks koolitus, kus Tallinna Tehnikaülikooli esindaja rääkis ka riskianalüüsi tegemisest ja tema tõdemus oli selline, et füüsikalised ohutegurid on riskianalüüsis kõige paremini hinnatud võrreldes siis teistega, millest te tänase päeval kuulete ka veel. Ja ma jäin selle üle siis mõtisklema, et minul on ju see kallaksina mehaanika poole. Ja õige tihti tahan vaadata riskianalüüsis ka seda, kuidas on masinatest tulenevad ohud hinnatud. Ma ei tahtnud selle seisukohaga füüsikalised ohutegurid, mille hulgas on ka ju masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad. Et see on kõige paremini hinnatud ja kui ma siis selle ettekandjaga pärast pausi aja rääkis, siis ta ütles, aga näe, selle peale ma nagu eriti ei mõelnudki, et ega me seda enda riskianalüüsis ka eriti käsitlenud ei ole. Ja olgem ausalt, selline sisekliima teema, ka müra, need on tõesti võib-olla ühed sellised, mis tavaliselt tuuakse välja, et need on ka sellised mõistetavad, arusaadavad ja selles osas on ehk füüsikaliselt paremini toodud. Järgmine slaid, palun. Ja räägime siin nüüd 4 füüsikalisest ohutegurist lühidalt selle riskianalüüsi kontekstis ehk räägime siis mikrokliimast, valgustusest, mürast ja vibratsioonist. Sisekliima. Ehk arvestada ka selliseid, kus neid ekstreemseid temperatuure, ekstreemseid tulevad nüüd pigem suvega, mitte talvega. Ehk kui suvel siin ikka hoiab mingi 2-3 nädalat väljas 30 temperatuuri, siis läheb ka see sees temperatuur suhteliselt palavaks. Et riskianalüüsis kajastada ka seda, et tõesti, jah, meil on probleeme mingil ajal. Õhuniiskusega on olnud probleeme just nimelt uutes büroohoonetes, kus on püütud nüüd teha see ventilatsiooni või õhuvahetus selliseks, et see peaks tagama normidele vastava töökeskkonna rakendavamise võimalus kas pole üldse või mõned üksikud korruse peale. Ja sealt on tulnud nüüd need kõned küll, kus räägitakse 15% niiskusest, mis on ikkagi talvisel perioodil, kütteperioodil õige pikalt sees, on kahtlaselt vähe. Et need on asjad, mida tegelikult tasub mõõta aasta läbi. Paljudes ettevõtetes on lihtsalt mingid tavalised olmetermomeetrid väljas, ehk saab jälgida iga päevaselt, palju meil tegelikult sooja on või ei ole. Ja kui kellelgi töötab, tekib siis küsimus, et mul on palav, mul on küll, ma väga lihtne näidata, et meil on tegelikult nii palju, selle temperatuur peaks olema sobiv. Kui on sellised soojust kiirgavad seadmed, tõin siia välja plastikus ulatusseade, sest selle lähedal alul korra olin ja seal oli tõesti, ma seisin 1,5 meetri kaugusel ja saunakerise lähedal seismise tunne oli ja töötaja töökoht oli umbes samas kohas. Et kui on mingisugune selline seade, mis väga soojust eraldab, siis hinnata ka neid. Ja mis on tihti jäetud tähelepanu, on õhu liikumise kiirus, eriti seal, kus tekib tõmbetuul
tootmisruumidest, ladudest, me toome kaupa sisse-välja, ühel pool uks lahti, teisel pool uks lahti. Et need, kus selle peale rohkem mõeldud on, sinna tehtud mingisugused sellised tamburid, lamellid ees, et vähegi seda õhu liikumist vähemaks võtta. Et rõhutaks seda, et mõelgem ka nendele ebastandardsetele olukordadele. Väga kuum, talvel võib olla mingis ruumis väga külm, need hetked see tõmbetuul. Palun järgmine slaid. Valgustus. Valgustuse kohta on siis see, et määruses on viide standardile 12464 1 töökohad. Ehk seal on nüüd mingi number kõrval olemas. Kui meil temperatuuri puhul kõrvale panna ühte konkreetset kohustuslikku numbrit ei ole, siis valguse puhul on, sest valguse puhul on standardi järgimine tehtud põhimõtteliselt kohustuslikuks. Sealt saab siis need valgustiheduse väärtuse kätte luksid. Ja millele veel on selline kontrastid varjutühtlus töökohal, et ei oleks töökohal sellist ühes suunas vaatan on hästi erevalgus, teises suunas vaatan on hoopis hämara. Ja kui töötaja nüüd peab nende kahe vahet seal enda tähelepanu jagama, siis see on väsitav. Tundub küll, et mõlemal puhul nagu valgust on, et ühe töö jaoks äkki ongi seda valgust vähem vaja, aga see on väsitav ja tekitab peavalu. Ja siis ka varjud on see peegeldumine, mis läheb äkki nüüd pigem selle räiguse alla. Et korra kutsuti mind ühte elektroonika ettevõttesse, kes tegid trükiplaate. Trükiplaadi pealt peegeldus valgus vastu ja see oli töötajatel jube häirinud, nad ei saanud selle hästi töötada. Me mängisime nendel valgustitega, püüdsime neid asukohta natukene muuta, et me ei saa trükiplaati tuhmimaks teha. Trükiplaat on selline, nagu ta olema peab, aga me suutsime lõpuks valgust panna sellises asukohta, et see peegeldus ei tulnud mitte töötajate silmaga, läks kuhugi mujale suunda, aga töötajal töökoht ei endisviisi valgeks. Ja räiguse puhul need liigeledad alad nägemisväljas, et vaadata valgusteid, mis ruumides on, et on neil kenasti katte peal, et sellist väga heledat kohta ei ole. Ja loomuliku päevavalguse olemasolu, mis on ka oluline, mis ei ole küll kohustuslik, aga tervise seisukohalt igati vajalik. Hinnang sellele, kas meil on ka loomulik valgus seal või ei ole. Palun järgmine. Ja selline riskianalüüsis valgusega seotud teema kontor. Paljudel töökohtadel enam kui 2000 luksi. Minu teada 2000 luksi on standardis see number, mis ütleb, kui palju peab olema valgust hambaarsti töökohal patsiendi suus. Meil oli kontori töökohtadel selline. Ja siis nad olid tellinud mõõtmise ja mõõtmine oli tehtud päikeselise ilmaga ja avatud aknakatetega. Kui mina käisin seal, oli oktoober, päikest eriti ei olnud. Minu jaoks tekkis küll küsimus, kus teil see 2000 on. See mõõdistamine on tehtud sellises olukorras, mis tegelikult reaalsuses tavaliselt olemas ei ole. Et püüti ikkagi see mõõtmine teha sellises olukorras, enamus töötamis käib, ehk mõõta valgustust töökohal selle ajal, kui väljas on ere päike. Ja kui me teame, et talvel me seda päikselist või valget aega ei ole kogu tööpäeva jooksul rääkimata päikese olemasolust. Järgmine slaid, palun. Ma küsin siia ühe küsimuse chatist, et mida teha siis, kui loomulikku päevavalgust tööruumis ei ole? Kui vähegi võimalik, vähemalt mingid puhkepausid sellises ruumis, kus on loomulikku valgust. Aga nagu ma ütlesin, päevavalguse olemasolu kohustuslik ei ole, et me ei saa öelda, et selles ruumis, kus loomulikku valgust ei ole, seal töötada ei tohi. Samas, kui siin käia mingis kaubanduskeskuses, rääkida, müüja küsib umbes niimoodi, et on jope millegipärast lumine, kas väljas sajab. Tema ei tea, kas sajab, tema ei tea, kas paistab päike. Jah, mida ma oskan ainukesena soovitada, on kas või puhkepausid sellises ruumis, kus saab päevavalguse kätte. Müra. Ehk kui on selline müra, mis segab juba rääkimist, siis tuleb seda võtta kui tervist kahjustavat müra
ja riskanalüüsis seda kindlasti käsitleda, nii müraallikaid, on see pidev või löökmüra, milline on selle müra tugevus, sagedus ja ka sealt tulevast need isikukaitsevahendid. Siin on küll pandud kaitsevahendid ja ma mõtlesin siin ühisku isikukaitsevahendite peale, aga põhimõtteliselt need mõlemad ära kirjeldada. Palun järgmine slaid. Ja määruses on kirjas, et müra tuleb mõõta, kui indikaatorseadmega määrates on see vähemalt 80 detsibelli ja üle 85 on siis see müra, kus me tegelikult räägime siis sellest, et millal tuleb mõõtma hakata. Sama asi, kui mul on teineteisest meetri kaugusel ja me ei saa normaalselt rääkida, peab häält tõstma. Siis ilmselt tuleb ju hakata mõõtma ja müra mõõtmise on see, et müra mõõtmise peab tegema akrediteeritud labor. Seal on kirjas, et seda tööandja ise ei teha ei saa, et siin viimase rea peal on toodud välja see indikaatorsseadmena nutitelefon, jah, sellega te võite seda esialgsed mõõtmised teha, aga kui see näitab juba 80, siis peate kindlasti tellima akrediteeritud labori. Järgmine slaid, palun. Ma loen jälle ühe küsimuse ette. Kuidas vähendada taustamüra avatud kontoris? Müra puhul esimene läheme on see, et mis on müraallikas. Müraallikas, isoleerimine, võib-olla tema tehniline korrasolek, et siin sellist üldist vastust anda on raske ja mida on ka kasutatud, mingid müra summutavad vaheseinad, seintele lakke on pandud mingisugust materjali, mis peaks müra summutama. Aga esimene lähenemine oleks siiski, et müraallikas, miks ta nii palju müriseb, aga seda müra on võimalik isoleerida. Ja mõõtmistulemused müra puhul on nüüd soovitatav see, et mõõta ära sageduste kaupa. Et mõõta lihtsalt nüüd kogu müra ära, jah, see annab ka mingi pildi ette ja nutitelefon annab ainult selle, aga kui juba mõõtmised mõistlik võtta sageduste kaupa. Ja siin on mul kaks näidet toodud, millest alumine on selline, mille kohta ma tahaks ka öelda, et ärge teie palun nii tehta. Kui te vaatate seda teise tabeli peal olevat kirja, stants 64 töökoht, sulgudes, stants ei tööta, müraallikaks on stants 49, ehk see, mis seal üleval pool tabelis on. Mis mõtet on mõõta müra stantsi juures, mis ei tööta? Seal on kaks varianti. Kui seal on inimene, siis stants töötab, ehk müra on kindlasti rohkem kui mõõtmised näitab. Ja kui stants ei tööta, siis pole seal ka inimest. Tähendab, see ei olnud selline koht, et võib-olla keegi käib selle stantsi juures istumas, tegemas mingit muud tööd. Stants ei tööta, aga inimene on seda müra sees. Analoogiline, mis kunagi oli, et mõõdeti ketas sael müra tühikäigu. Selle aga puitu lõigati või mõõdeti tühikäigu. Mille jaoks? Järgmine slaid, palun. Ja siin on lihtsalt selline näide, et kus mõõtmistulemused on toodud ka sellise värvilisena välja, kus on siis ülenormi, kus on nüüd see 80-85 vahel ehk hea jälgitav. Müratase on tunnid, palju seal tööd tehakse ja siis selline detsibella tase. Siis on hea näitena. Veel palun järgmine. Aga nüüd on siin need kõrvaklappide valimine, kui me riskanalüüsi käigus mõõtsime müra ära, siis on üks võimalik see, et me teame, meil see üldine müratase on näiteks 95 dBA-d ja siis me peame võtma ta kusagil 20-30 madalamale ja kasutame seda SNR meetodit, mis on kuulmiskaitsevahenditele üks üldine number, need kõrvaklapid summutavad keskelt läbi nii mitu detsibelli. Aga parem on loomulikult nüüd lähtuda sellest, et millised olid need sagedused, mis meie mõõtmised näitasid ja millise sageduse peal need konkreetse kuulmiskaitsevahendid rohkem summutavad. Ja siin ongi see sama stants 49, mis töötas. Alumises tabelis te näete, maksimaalne müra on 250 hertsi peal. Teistest ikka päris tugevalt, peaaegu 15 detsibelli tugevam. Ja kui nüüd vaadata neid kõrvaklappe, mida seal kasutati, kõrvaklappide valmistaja kaitseomaduste tabel on seal kõrval, siis te näete, et 250 peal, kus müra oli kõige tugevam, on tegelikult tema kaitseomadused päris nadi, kõigest 14,5. Kui me võtame 111, võtame see 15 maha, meil jäi järgi 86. Ehk tegelikult veel üle 85 jäi järgi.
Ehk see on just see näide, et sellele töökohale, kus oli taolised mõõtmisandmed, need kõrvaklapid ei sobi. Need summutavad siin kusagil 1000-2000 hertsi peal palju rohkem, aga seal seda müra nii palju ei on. Ja selles mõttes peab valima, kas meil on vaja kõrvaklappe, mis summutavad madalamaid või summutavad kõrgemaid helisid. Ja võtame palun järgmise. Ja vibratsiooni puhul tõin selle siia ka juurde just, et üld- ja lokaalvibratsioon, see ei ole väga paljudes kohtades. Aga kus see probleemiks võib olla, siis palun järgmise slaidi, seal on selline natukene selgitus ka, et kus algallikaid saab. Ehk tegelikult algallikad on õige tihti seadmete kasutusjoendis. Ehk oli siin korra tegemist pinnase tihendajaga, seda, mida kõnniteede ehitusel näiteks kasutatakse. Ja siis tunti huvi, et mis seal see vibratsioon on. Tegelikult kasutusjoendis on päris kenasti need tasemed kirjas. Ja kui need tasemed on kirjas, siis saab ise matemaatikaga tegeleda. Aga inglise kolleegid, see alumiselt alt teine rida, nende veebilehe aadress, kindlasti Tööinspektsioon, seal on vibratsioonikalkulaator väljas. Ehk sellesse te saate panna, milline on selle seadme müra tase, millega teie inimene töötab, kui kaua ta töötab. Ja see kalkulaator näitab põhimõtteliselt ära, kas nii on normidele vastav või ei ole. Ja see alumine link on analoogiline kalkulaator, lihtsalt algallikas on teine, aga põhimõtteliselt tulemust jõuate sama. Ja nüüd peaks tulema vist viimane slaid. On. Minu aeg sai täis, kui kellelgi juba küsimus on tulnud, vastan ja küsimusi chatis praegu ei ole, nii et siis Siis mina lõpetaks teile ja head infomikku jätku. Nii, annan sõna ja juhtimise nüüd Piretile üle. Tere! Mina räägin esmalt ohtlike kemikaalide riskianalüüsist ja siis bioloogiliste ohutegurite riskianalüüsist järgi. Ma vaatan, kas see liigutamine toimib. Et mis see ohtlik kemikaal on? Ohtliku kemikaali puhul kõige parem on see, et seda on väga lihtne ära tunda. Et ohtliku kemikaali pakendil on kas üks või mitu nendest märkidest, mis siin ekraanil on. Et kui edasi minna bioloogilisega või Silja hakkab veel psühhosotsiaalsest ohutegurist rääkima, siis seda ära tunda on märksa keerulisem kui ohtliku kemikaali. See on siis hea osa kemikaali osas. Ja ohtlik on selline kemikaal, mis oma omaduste tõttu kahjustab keskkonda, tervist või vara. See on üks vana kemikaaliseaduse definitsioon. Hetkel, ma jäin samal ajal, vabandust, lugema chati tulnud küsimust, et ma räägin mõtte lõpuni, siis ma kohe tegelen sellega. Hetkel on seal teine definitsioon, aga minu arust see ütleb väga hästi ära selle, mis see ohtlik kemikaal on. Ja kemikaali käitlemine, see on nüüd praegusest kemikaaliseadusest. Kemikaali käitlemine on kemikaali valmistamine, tootmine, töötlemine, pakendamine, hoidmine, vedamine, kättesaadavaks tegemine ehk et siis müümine ja seonduv muu tegevus. Ehk et ükskõik, mida te selle kemikaaliga teete, te seda kemikaali käitlete ja kui te ohtliku kemikaali käitlete, siis te muu hulgas peate tegema selle kohta või kajastama seda ka töökeskkonna riskianalüüsis. Et kui teil on kuskile töökoja nurka jäänud mingisugune poolik kemikaalipotsik, mida keegi 5 aastat ei ole kasutanud, et siis on mõttekoht, et kas siis hakata selle kemikaaliga tegevusi tegema, ehk et siis riske hindama, ohutuskaarti hankima või on siis lihtsam see kemikaal ära hävitada. Nii, ma nüüd võtan chatil. Kaja, ma ei näe chati. Kas sa palun saad selle küsimuse öelda? Nii, Saanika, on mind kuulda? Jaa. Kas ohutegur peaks olema riskianalüüsis käsitletud, kui see meie organisatsioonis ei esine? See tähendab, peame fikseerima, et seda meil ei esine. See on väga hea küsimus. Nende ohtlike kemikaalide kohta on ohtlikud kemikaalid on see ohutegur, mis võib väga vabalt mitte esineda, nagu ka näiteks müra. Ja sellisel juhul ma soovitan sinna riskianalüüsi kirjutada, et seda kokkupuudet ei esine või ohtlike kemikaale ei kasutata. Puhtalt sellepärast, et siis ei teki hilisemalt küsimusi, nagu me teame, riskianalüüsi tuleb 55 aastat säilitada, et siis ei teki hilisemalt küsimusi, kas neid kemikaale ei kasutatud või need jäid lihtsalt hindamata. Nii et igal juhul, kui neid ei ole, siis märkige ära see, et neid ei ole.
Nüüd, mis siis seda ohtlike kemikaalide riskianalüüsi puudutab, üleüldine regulatsioon tuleneb töötervishoiu ja tööohutuse seadusest, aga seda on ohtlike kemikaalide kasutamist reguleerivas määruses täpsustatud. Ja siis on öeldud, et tööandja peab iseloomustama töökoha töötingimusi. Sellest Rein eelnevalt ka rääkis, et see ettevõtte kirjeldus on asjakohane ja kas või see, et kas mingisugune ventilatsioon on või seda ei ole, et see peaks riskianalüüsist välja tulema, sest siin on jällegi see arvestus, et see riskianalüüs peab olema arusaadav ka 55 aasta pärast. Et kui seda töökohta enam vaadelda ei ole võimalik, et võib-olla seda hoonetki enam ei ole. Ja arvestada tuleb siis kõiki ohtlikke kemikaale, mida ettevõttes kasutatakse. Ja mõõdistamistest Rein rääkis, aga ohtlike kemikaalide osas on ka tööandjal kohustus mõõta töökeskkonna õhu keemiliste ainete sisaldust ja võrrelda neid siis piirnormidega. Ja siin on nüüd see, et kus see mõõtmine on vajalik ja kus see mõõtmine on asjakohane. Et kindlasti ei ole mõtet mõõta mingisuguste kemikaale, kui tegevus toimub õues, aga ka näiteks, kui me räägime koristamisest ja koristaja lühikest aega koristab tualettruumi, siis ei ole ka mõtet seal neid mõõtmisi läbi viia. Nende mõõtmiste puhul, mida aga tuleb arvestada, jällegi seda ka Rein rääkis, mis olukord on, kui mõõdetakse. Mina ühes puidutööstuses värvimisliinil nägin olukorda, kus värvimisliin oli eraldi ruum, sinna sisse astudes oli väga kirbe lõhn õhus tunda ja hakkas ikkagi silmadest, võttis vee välja ja mõõtmistulemuse kohaselt oli kõik kõige suurepärasemas korras. Ja mul ei andnud see rahu ja siis ma ikkagi uurisin niipidi ja naapidi ja mis siis lõpuks tuli välja, oli see, et mõõdetud oli liini töötamise ajal, kus keemiliste ainete sisaldus õhus oligi piirnormide allpool piirnorme, ei olnudki probleemi, aga tollel hetkel, kui mina seal käisin, siis seda liini puhastati ehk et olukord oli hoopis midagi muud. Aga kuna riskianalüüsis oli tuvastatud see, et kemikaalide sisaldus õhus ei ületa piirnorme, on tugevalt sellest allpool, siis isikukaitsevahendeid kanda ei ole vaja. Ja seda siis laiendati ka olukorrale, kus seda liini puhastati, ehk et olukord tegelikult hoopis midagi muud. Et kui te mõõdate, siis jällegi see, et jälgige, mida on mõõdetud, et teil sellest ka kasu oleks. Ja hinnata tuleb võimaliku terviseriski suurust, olemust ja kestvust, mis need 3 asja on, sellest ma kohe järgmisel slaidil räägin. Riskianalüüsi tulemused vormistada kirjalikult nagu tavapäraseltki, ja see ei ole nüüd mõeldud, et see on mingi eraldi riskianalüüs ohtlike kemikaalide kohta, vaid ta ikkagi on osa sellest töökeskkonna riskianalüüsist ehk et on 1 5 ohutegurist, mida siis hinnata tuleb. Ja määrata siis ohutusabinõud ja nende rakendamise korra. Olemus, mida tuleb siis riskianalüüsis kirjeldada, on see, et millised on nende konkreetsete kemikaalide tervisemõjud. Põhjustab ta siis tugevat silmade söövitust, põhjustab ta uimasust, peapööritust, on kahjulik sisse hingamisel ja sellest olemusest enamasti tuleb välja ka see meetmete kasutamine, et kui kemikaal põhjustab tugevat silmade söövitust, et siis tuleb kanda tihedalt liibuvaid kaitseprille. Mis on hästi oluline? Kemikaalide puhul on see selgelt välja toodud, et seda tuleb arvesse võtta, aga eks see tegelikult kehtib kõikide ohutegurite puhul, on see, et kui pika aja jooksul või kui tihti selle ohuteguriga kokku puututakse. Ja terviseriski suurus moodustabki siis sellest olemusest ja kestusest. Et näiteks kui enamus meist on kindlasti vähemalt 1 korra elus käinud autot tankimas, et kui ma tangin autot võib-olla ka 2 korda nädalas 3 minutit värskes õhus, siis terviseriski suurus kokkupuutes kemikaaliga bensiin tuleb väga madal, sest ja seal on ka see, et sa reaalselt selle bensiiniga kokku ei puutu, et midagi peab valesti minema, et temaga üldse niimoodi kokku puutuda. Samas, kui me võtame autoremontija, kes tegeleb bensiinipakkide remontimisega, siis tema puhul, kuna kemikaali olemus on sama, aga kokkupuute kestus on oluliselt erinev, siis tuleb ka see terviseriski suurus hoopis erinev. Ja see on nüüd üks näide päris elus riskianalüüsist ohtlike kemikaalide kohta, kus tööandja on siis tuvastanud, et töötaja
töötaja puutub kokku ohtlike kemikaalidega. Riskihinnanguks oli antud 3, siis 5 võimalikust päris kõrge ja meetmeteks oli järgida juhiseid, kasutada isikukaitsevahendeid. Et siin on riskianalüüs on olemas, me ei saa öelda, et seda ei ole. See on kirjalik, me ei saa öelda, et on ka vorminõuet rikutud. Andmeid justkui on, aga samas me ei saa siit absoluutselt mitte midagi teada, et isegi see, mida see töötaja teeb, milliste kemikaalidega kokku puutub, kui palju neid kemikaale on, kui suure hulga oma tööajast ta nendega kokku puutub, milliseid juhiseid ta järgima peab, milliseid isikukaitsevahendeid ta kasutama peab, et kas ta kasutab näiteks kemikaaliga, mis on ohtlik sissehingamisel kindaid, et see kindlasti ei ole hea näide, et seda tuleb väga olulisel määral täiendada, et üleüldse saada aru, millega tegemist on. Ja teine näide, mis on nüüd juba õige natuke parem, see on tegemist ühe hooldekoduga, aga siin on kõige suurem probleem see, et on ühesugune kirjeldus ja ühesugune hinnang kordub 4 inimese töö hindamisel, abiline, koristaja, õde, hooldaja. Et tegelikult kõik need inimesed ilmselt kasutavad desinfitseerivaid vahendeid, aga suure tõenäosusega mitte neid samu. Ehk et see tervise mõju võib olla erinev ja kasutavad nad ka neid erineva aja oma tööpäevast, et siin on tegelikult see, et grupeerida ära inimesed, keda saab või kelle tööd saab koos hinnata või kelle kokkupuutet ohtlike kemikaalidega saab koos hinnata. Et siin nende inimeste puhul paraku ei saa. Et see ei anna nagu tulemust. Ja riskianalüüs on hea asi, riskianalüüsi tuleb teha, aga ainult riskianalüüs iseenesest ei lahenda ühtegi probleemi. Oluline on see, et kui probleemid on tuvastatud, siis võtta kasutusele meetmed. Enamasti, kui me räägime ohtlikest kemikaalidest, siis kõige lihtsam võimalus võtta meetmeid kasutusele on isikukaitsevahendite kasutamine. See on kõige kiirem, kõige lihtsam, et kohati võib olla ka see, et esimese meetmena võetakse kasutusele isikukaitsevahendid ja siis tehakse pikemaajalisi plaane, kuidas seda probleemi lahendada, kas siis vahetada kemikaal välja ohutuma vastu, luua mingeid paremaid ventilatsioonisüsteeme ja sellest Rein rääkis, et tegevuskava peab olema konkreetne, et mis on tegevus, kes on vastutaja ja mis on tähtaeg. Ma nägin korra, et chati tuli küsimusi. Kaja, kas sa palun loed? Ja 2 küsimust on siin desovahendite kohta. Kas desovahendid kvalifitseeruvad ka keemiliste ohutegurite alla? Ma ei tea, kas mul õnnestub teile näidata. See on desovahend, siin on peal üks nendest märkidest, et jah, ta on ohtlik kemikaal, enamus neist on. Ja teine küsimus, kuna kõik desovahendid on reeglina ka biotsiidid, siis kas rakenduvad ka biotsiidiseadusest tulenevad ohutusnõuded? Ma tahaks öelda, et jah, aga äkki Silja natuke saab mind aidata. Silja, oled sa olemas? Ja ma olen olemas ja ma ütlen, et ja, siin tuleb läheneda ka biotsiidiseadusele ja vaadata, kuidas moodi biotsiidiseadus on reguleerinud selle konkreetse desovahendi kasutamist või ütleme, et siis seda kui biotsiidi. Et jah, nad on ohtlikud kemikaalid, aga kui nad on ka biotsiidid, siis lähtuda tuleb ka sellest, nii et jah. Nii, Kaja, nüüd me võime edasi minna. Siin on veel küsimusi. Kas nii väikese pudeli desovahend puhul tuleks ka teha riskianalüüsi? Riskianalüüsis kajastatud ta peab olema selles mõttes, et ega siis võimalik on teha ka riskianalüüsile väike täiendus nende desovahendite osas, et siin küsimus, see pudel on konkreetselt väike, aga küsimus on mitte kemikaali koguses, vaid küsimus on kemikaali omadustes ja see, mis minu käes on, tema põhioht on tuleoht.
et tema puhul terviseohtu ei näita ja minu arust enamasti nendel on seesama üks märk. Nii, siis on veel siin mõned küsimused. Kuidas teha riskianalüüs keemiatehases, kus töövahendid ongi kõik ohtlikud kemikaalid? Eks siis tulebki hakata, kui on võimalik neid kemikaale või seal ma hakkaks pigem sellest peale, kui on keemiatehased, jagada ära need osad või osakonnad, millele saab riskianalüüsi, millistele tükkidele me hakkame riskianalüüsi tegema. Ja on see siis ladu, on see siis mingi segamine, on see siis ettevalmistus, on see siis pakendamine ja siis sealt, mis kemikaale need konkreetsed osakonnad kasutavad, siis need ära hinnata järjest, kui me räägime nüüd ohtlikest kemikaalidest ja ka kõikide teiste ohutegurite vaates samamoodi. Ja siin hetkel nüüd viimane küsimus, kas on soovitusi, kes võiks teha töökohal antud mõõtmisi? Mõõtmisi kemikaalide osas, mõõtmised peavad olema tõendatult jälgitavad mõõteseaduse tähenduses, mis tähendab seda, et akrediteeritud labor võib muuta ja akrediteeritud laborite nimekiri on väljas eak.ee Eesti akrediteerimiskeskuse kodulehel. Nii, ja lähme siis edasi bioloogiliste ohuteguritega, et kas ma tohin vahepeale karata lihtsalt selle koha pealt, et Eesti akrediteerimiskeskuse koduleheküljelt võib olla veidikene, ütleme, selline keeruline otsida, et alustage seal esmalt akrediteeritud mõõtelaborid ja seal siis sellisel juhul on üleval nagu selline otsi lahter, kirjutage sinna sisse nii-öelda teid huvitav mõõteulatus ja sellisel juhul leiate, et muidu on seal ütleme näiteks 100 mõõtelaborit, see on kole tülikas hakata neid kõiki mõõteulatusi läbi nukkima. Kõik. Nii, siis lähme bioloogiliste ohuteguritega edasi, et nendega on nüüd natukene keerulisem, sellepärast, et neid enamasti me ei saa niimoodi nii lihtsalt kindlaks teha nagu seda, kas see kemikaal on parasjagu ohtliku või mitte. Bioloogilised ohutegurid, kohati viirused ja bakterid näevad väga ilusad välja, mis ei tähenda seda, et nad nii toredad ka oleksid, aga bioloogilised ohutegurid on mikroorganismid, igasugused bakterid, viirused, parasiidid, seened, ka näiteks hallitusseened, sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid ja mikroorganismid inimkehasse võivad siis siseneda limaskestade kaudu, näiteks piisknakkusel teemal kahjustatud naha kaudu, osad loomahammustuse kaudu, aga ka süstlatorke kaudu ja neid õnnetusi tegelikult meil on olnud ja ilmselt paraku on ka edaspidi, kus meditsiinitöötaja on ennast kasutatud süstlaga kogemata süstinud. Ja bioloogilisest ohutegurist ohustatud töödeks siis muu hulgas loetakse töö toidutoorme ja toidukäitlemise ettevõttest, ehk et need on siis need kohad, kus peab kindlasti olema see bioloogilise ohuteguri riskianalüüs läbi viidud. Teisalt on see, et kui meil täiesti vabalt võib olla ettevõtteid, kus töötajad ei puutu ohtlike kemikaalidega kokku, ehk et saab kirjutada sinna ohtlike kemikaalide reale, et kokkupuute puudub, siis ma pigem seda, et töötajad ei puutu kokku bioloogilise ohuteguriga, ette ei kujuta. Sest üldreegel on see, et bioloogilise ohuteguriga kokkupuude on siis, kui on kokkupuude teise inimesega, loomaga või jäätmetega ja moel või teisel me teiste inimestega tööd tehes ikkagi enamasti kokku puutume. Siis ohustatud tööd on ka muu hulgas põllumajandustooteid tootvas ettevõttes töötamine, kokkupuute loomadega, töö tervishoiuasutuses, mis on nagu nendest selline väga mõistetav, töö diagnostikalaboris, töö jäätmekäitluskohas ja töö reoveepuhastis. Ja bioloogilised ohutegurid jagatakse vastavalt nakatumisvõimele 4 ohurühma. Tegeleda tööandjana tuleb teil neist 2, et esimene ohurühm teadaolevat ei põhjusta inimese haigestumist ja 4. ohurühm on näiteks ebola, mida meil Eestis õnneks ei ole, ma ei tahtnud veel öelda,
Neljanda ohurühmaga võimalik, et tuleb tegeleda juhul, kui töötajad lähevad mingisugustesse eksootilistesse riikidesse reisile, kus siis on võimalik selle neljanda ohurühmaga kohtuda. Aga enamasti meie Eesti tingimustes me räägime teisest ohurühmast, kus on erinevad gripid. Minu suureks üllatuseks on seal ka leepra ehk pidalitõbi. Aga täna on sellel olemas täiesti adekvaatne ravi, seetõttu ta seal teises on, et mingil ajal ju surdi sellesse väga suurte hulkadega. Ja kolmas ohurühm on siis nüüd, seal on see mükobakteerium tuberkuloosis, millest Rein rääkis, aga novembri lõpust alates kuulub sinna ka hetkel laialt leviv koroonaviirus. Et enne novembrit oli ta veel teises ohurühmas, aga tõsteti see siis ümber lähtuvalt nakatumisvõimest kolmandasse. Ja bioloogiliste ohutegurite puhul peab siis tööandja kindlaks määrama nakatumisohu laadi, suuruse ja kestuse. Ja nakatumisohu laad on siis see, et kuidas töötaja võib selle viirusega kokku puutuda, näiteks piisknakkus, pindadelt leviv nakkus, need nakkused, mida siis saab mustade kätega endale organismi. Jällegi nakatumisohu kestus, kui suure osa tööajast töötaja ohuteguriga kokku puutub. Ja nakatumisohu suurus siis sõltub laadist ja keskusest, ehk et mida pikemalt ja mida rohkemate inimestega töötaja kokku peab puutuma, seda suurem tuleb riskihinnang. Kas nüüd koroona tingimustes tuleb riskianalüüsi muuta? Võimalik, et ei tule. Oluline on see, et tuleb see töökeskkonna riskianalüüs üle vaadata, et kui te juba eelnevalt olete väga korralikult ära kirjeldanud selle, et töötajal on võimalik töö juures nakatuda erinevatesse nakkushaigustesse, siis võimalik, et vaja on muuta ainult meetmeid, aga kui see riskianalüüs on olnud eelnevalt üldsõnaline või kui teda üldse ei ole, et siis kindlasti see koroonaviirus on üks asi, mida täna tuleb riskianalüüsis arvestada. Ja jällegi, mis siin on oluline on see, et jagada töötajad gruppideks, et näiteks kui on tegemist ettevõttega, millel on kauplused ja kontor, siis ei saa koos hinnata kontoris ja kaupluses olevate töötajate riske, sest et enamasti need inimesed, kes on kontoris, nemad saavad hajuda piisavalt. Neil ei ole ka nii palju kontakte päeva jooksul kui siis kaupluses töötavatel töötajatel. Et siin on ka jälle see, et mõelda läbi, kelle töö on piisavalt sarnane, et neid saab koos hinnata ja kelle töö on siis nii palju erinev, et neid on vajalik eraldi hinnata. Mis on oluline või mis on need peamised probleemid, on see, et mitte hinnata liiga palju, aga teiselt poolt mitte hinnata liiga vähe. Et selle mükobakteeriumi, selle tuberkuloosi loo Rein rääkis ära, et see on, ma ei olegi aru saanud, kust see levima mingil hetkel läks, aga seda oli hinnatud ettevõtete riskianalüüsis, kes on täiesti ilusas uues kontoris, töötajad praktiliselt ka klientidega ei suhtle, et kust see tuberkuloos peaks tulema, on arusaamatu. Näiteks ka kokkupuutepuugiga on haljastusettevõtteid, kus seda ei ole hinnatud, ehk et ei ole leitud, et töötaja võib tööd tehes puugiga siis kohtuda. Samas betoonpõrandaga väga suur ladu, mille ümber on väga suur asfaltlats, seal oli hinnatud kokkupuutepuugiga. Ma üritasin ka aru saada, et kuidas see puuk jõuab töötajani. Tegelikult väga selgelt ma ei saanudki aru, et seal oli ka see, et kuna ilmselt paljudes kohtades on hinnatud kokkupuudet puugiga, et nad hindasid ka. Et mõelge läbi, mis on need kohad, kus see reaalne kokkupuute on ja mis on need kohad, kus te siis meetmed peate tarvitusele võtma. Selle ma rääkisin ära, et seda rida ilmselt panna ei saa, et kokkupuude bioloogilise ohuteguriga puudub. Ikkagi on kokkupuude mõne kolleegiga, mõne kliendiga. See riskihinnang võib tulla väike, aga see kokkupuude on olemas ja jagada siis ära need töötajad või grupeerida need töötajad ära
kelle riske saab koos hinnata, kelle riske ei saa koos hinnata. Ja jällegi tegevuskava, tänasel päeval enamasti see tegevuskava on kanda maski, kanda visiiri, desinfitseerida käsi, koristada võib-olla tihedamini, desinfitseerida pindu. Et need on need asjad, mis siis sealt tegevuskavast peaksid välja tulema ja jällegi tegevuskava ei ole see, et me iganädalaselt koristame ruume, et see on nagu nii tavapärased tegevused. Ja nüüd küsimusi vist selle kohta ei tulnud, et ma nüüd annan sõna üle Siljale. Mina tänan. Nii, kohe annan Siljale üle ka kontrolli ekraani üle. Üks hetk, ei taha. Jah, väga hea. Jah, väga hea. Ma loodan, et mind on hästi ka kuulda. Täna ma ei räägi mitte, pigem sellisest füüsilisest koormusest raskuste käsitsi teisaldamisel, sellepärast, et just hiljuti oli meil ka sellel teemal infohommik, aga räägime lihtsalt, nendest füüsilise koormuse aspektidest, millega tegelikult tööandjad on rohkem kimpus ja võib-olla ei oska nii hästi tähele panna või hinnata. Ehk siis füüsiline ülekoormus ehk füsioloogilised ohutegurid. Ja mida alati tuleks vaadata nende füsioloogiliste ohutegurite puhul? Esmalt loomulikult, millises tööasendis inimene tööd teeb, kas ta on seisvas tööasendis, ehk siis see on küll väga hea, sellepärast et liigutuste sooritamise võimalikkus on parim. Samamoodi on ka nägemisulatus väga hea ja sellised asjad, aga mis tuleb kaasa alati on pidev koormus jalgadele, pidev koormus ka lülisambale, sellepärast et tuleb ju kogu aeg seda keha püsti hoida. Teine tööasendi liik on siis istuv tööasend, nagu meie teiega siin kas või täna oleme, aga võib küll esmapilgul tunduda, et jube mugav ja jube mõnus, aga paraku kaasa toovad ka oma, sellised terviseprobleemid, alates nii-öelda ülekoormusest istmikule ja reite tagumisele osale, aga samas ka, ebamugavast võib-olla toolist koormus lülisambale ja nii edasi. Ja siis et alati kõige rohkem naeru tekitav tööasend, lamav tööasend, ärge nüüd palun kohe hakake mõtlema maailma vanimale elukutsele, aga järjest rohkem ja rohkem suviti eriti on tegemist maasikate korjamisega. Olen näinud internetis pilte ka, kus korjatakse maitsetaimi samamoodi lavatsitel lamavas asendis ja põhimõtteliselt ma olen siin küll kirjutatud, et lubatud vähem kui 15% tööajast, ärge otsige seda kuskilt õigusaktist, vaid see on selline puhas ergonoomide füüsilise ülekoormusega rohkem tegelenud spetsialistide tugev soovitus, et ärge palun rohkem oma töötajaid selle tööasendiga koormake. Ja mispärast on see halb, kui me mõtleme sellele, et on koormatud ainult väga väike osa meie tugiliikumisaparaadist, kael, õlavööde, siis see koormus jaotub väga väikesele osale ja selle võrra on tervisehäired kiiremad tulema. Ehk siis, kui me vaatame kogu 8 tundi päevas, siis võiks olla ikkagi see, et 80 minutit on 10%, ehk siis kuskil kuni 2 tundi tööajast võiks olla siis lamavat tööasendit. Nõndaks.
Edasi, millised on tööliigutused, milliseid tööliigutusi on võimalik üldse teha, et kui suur on ka see töötsoon ja kui hästi me siis nii-öelda vehkida saame, kas või ütleme füüsilist tööd tehes. Edasi tuleb vaadata ka seda, et milline on tööoperatsioonide täpsus ja kui te ütleme natukene lasete fantaasial lennata ja mõtlete sellele, et kui te peate asetama mingisuguse hästi raske eseme, kuhugi ütleme hästi täpselt mingisugusele nii-öelda kohale, oletame niimoodi, et hakkame lillepotti tõstma ühele ütleme ringile põrandal, siis ma kujutan ette, kui pingesse võivad minna meie käed, meie jalad, meie selg, et just nimelt väga täpselt see lillepott asetada ja kui ütleme, on pinges lihased, selle võrra tuleb jällegi probleeme. Ja loomulikult ka arvesse tuleb võtta ka töötempo, et kui kiiresti või kui aeglaselt me suudame oma tööd teha, kas meil on aega puhata, kas meil on aega nii-öelda sirutada või lihtsalt ütleme, tulebki ainult rabeleda ja mingil hetkel lihtsalt organism ei jõua enam nii-öelda selle olukorraga toime tulla. Nii, ja edasi siis vaatame, milline on töö iseloom ja juba tema füsioloogilisest aspektist, ehk siis kas tehakse tööd staatilise koormusega või dünaamilise koormusega. Staatiline koormus omakorda jaguneb siis sundasenditega tehtavaks tööks ja stereotüüpsete liigutustega tehtavaks tööks. Millal me räägime sundasendist, millal me räägime stereotüüpsetest liigutustest? Kas sundasendid saame me rääkida juba 15 minutist või on see ütleme tund aega või on see 2 tundi ja nii edasi? Ei olegi tegelikult ühtegi sellist ajalist kriteeriumi sundasendite jaoks kirja pandud, vaid on arvestatud sellega, et kui see töötav lihas, mis sundasendis peab olema, väsib, siis me saame juba hinnata, et tegemist on sundasenditest tehtava tööga. Ehk siis kujutame ette, et me peame hoidma akutrelli käes ja lae alla mingisuguse augu puurima, siis kui me ütleme, teeme selle ühe, siis ilmselgelt meil ühe augu. Ilmselgelt meie ütleme lihased nii väga ei väsi, aga kui me peame juba neid auke tegema 4 tundi päevas, siis ma kujutan ette, et see nii-öelda akutrelli hoidev käsi on üliväsinud. Või nii-öelda me oleme enamik kõik autojuhi lubadega, tehke üks päev proovi ja hoidke nii-öelda pool ajast kogu aeg käsi, kui kellelgi on veel manuaalkäigukastiga auto, ehk siis hoidke kogu aeg käsi käigukangil, siis vaadake, mis teie käsi ütleb pärast, ütleme nii-öelda tundi aega autosõitu. Nii, aga stereotüüpsete liigutustega on palju lihtsam. Stereotüüpsete liigutuste jaoks on antud ka ajaline kriteerium ja on öeldud seda, et kui selle ühe tööliigutuse tegemiseks läheb aega vähem kui 30 sekundit, siis me saame rääkida stereotüüpsetest liigutustest. Ja nüüd me kujutage ette, kas näiteks lihafileerijat, kalafileerijat või kas või nii-öelda mõnel kemikaaliliini taga, ütleme pudelikorkide korkijat ja nii edasi, siis need kõik on stereotüüpsed liigutused, millega töötaja peab siis nüüd oma tööülesannet täitma. Järgmisel slaidil etteruttavalt ma ütlen võrdlusena ka füsioloogilisest aspektist, mispärast staatiline koormus on alati halvem kui dünaamiline koormus, aga seda siis järgmisel slaidil. Ja veel 2 asja, mida siis tasub füsioloogilise ohuteguri juures vaadata, on töörežiim ehk siis milline on töö ja puhkuse vaheldumine, kas nii-öelda tööle saab alati võtta väikese puhkepausi, olgu see siis tunnis 5 minutit, olgu see 10 minutit või olgu see siis iga 2 tunni tagant 15 minutit, aga oluline on see, et
igale töö tegemisele peab järgnema paus ja kindlasti ei ole, ütleme, füsioloogilisest aspektist võimalik ja hea, kui me kõik need pisikesed puhkepausid ühe tööpäeva lõpule lükkame ja siis näiteks ütleme 45 minutit töölt varem ära läheme. Ehk siis ütleme, et teeme tööd ja ärme unustame puhkust. Ja vaimse ja füüsilise koormuse omavahelisest aspektist ütles minu matemaatikaõpetaja alati думать надо не прыгать ehk siis enne mõtle ja siis tegutse. Ja kui meil on ka see mingisugune füüsiline koormus vaja, ehk siis kas või mõni raskus üles tõsta teise kohta liigutada, siis enne ka mõtleme, kuidas moodi me seda tööd teeme, et me oma iseenda tegevusega liigselt ei koormaks. Nii, aga nagu lubatud, võrdlus dünaamilise ja staatilisele tööle. Kui me teeme dünaamilist lihastööd, lihas tõmbab kokku ja lihase kokkutõmbele järgneb alati lõdvestus. Lihaspinge tänu sellele lõdvestusele suureneb minimaalselt. Verevajadus on võrdne sellesse lihasesse, võrdne selle juurdevooluga lihasesse ja tänu sellele verevarustusele on lihaskude pidevalt varustatud hapnikurikka verega. Staatilise lihastöö puhul on need asjad natukene kas vastupidi või väikese vimkaga ehk lihas tõmbub küll kokku, aga lihase kokkutõmbele ei järgne täielikku lõdvestust. Tänu sellele, et lihase lõdvestust ei järgne, hakkavad lihaspinged suurenema, lihaskoe varustatus hapnikurikka verega halveneb, hakkavad kuhjuma laguproduktid ehk siis see piimhape, mida alati sportlased räägivad, et kõik lihased olid piimhapet täis, seesama toimub ka muud staatilist tööd tehes ja verevajadus lihases on suurem, kui sinna juurde voolab. Võrdluseks võite ise nüüd mõelda natukene selle tennisemängija juures, millised lihasgrupid võiksid teha dünaamilist lihastööd ja millised lihasgrupid on pigem staatilises koormuses. Aga mina jätan selle, ütleme, teile endile välja mõelda. Nii, vastus on ka olemas. Ja mida veel tuleks arvestada? Et arvestada tasub alati seda, et paratamatult iga töö tegemine põhjustab väsimust ja see väsimus avaldab mõju nii tööohutusele, tootlikkusele kui ka meie tervisele. Ja töökoormus ehk siis ütleme, töö tegemine võib olla väsitavam, kui on mõned, ütleme, lisavälised tegurid juures. Esimene asi ja minu meelest kõige tähtsam on see, milliseid töövõtteid me kasutame ja milliseid töövõtteid me ka oleme harjunud kasutama. Ja kas need harjumused on pigem kergendavad meie töö tegemist või pigem, ütleme, rohkem koormust tekitavad. Paljudel juhtudel on inimesed olnud äärmiselt solvunud, kui ma ka ise olin tööinspektor ja märkasin sellist, ütleme, ebamugavat töövõtet või sellist, ütleme, kehva tööasendit, et kuulge, et tegelikult teie tööasend ei ole kõige sobivam või ütleme, et te teete oma, ütleme, tööga teile, ütleme, koormust juurde, siis peeti seda, ütleme, just nagu solvavat, et mina olen niimoodi harjunud, aga harjumus ei tähenda veel alati kõige paremat varianti. Ehk siis tasuks alati ka mõelda sellele, et kui soovitatakse midagi muud, siis mitte pigem inimese kiusamiseks, vaid ikkagi, ütleme, töö tegemise kergendamiseks. Aga lisaks loomulikult on ka oluline see, millised tööriistad abivahendid on, töökeskkonnast, ütleme, tööliigutuste sooritamise võimalikkusest, ütleme, sellisest ruumikusest, ütleme, töökoha ruumikusest ma rääkisin, aga samamoodi ka, ütleme, liiga jahe töökeskkond võib põhjustada, ütleme, juurde neid probleeme, kui meil on tegemist füüsilise koormusega. Ja loomulikult jällegi töökorraldus ehk siis puhkepausid ja puhkepausid sinna juurde. Ja uuesti ärme lükkame neid pisikesi puhkepause kõiki lõppu, tööpäeva lõppu, vaid igale töö osale peab järgnema regulaarne puhkamine.
Ja füüsilise ülekoormuse põhjused olgu siin ka ära toodud, et ei oleks vale arvamust, et füüsilise ülekoormuse haiguse võiks saada ainult rasket füüsilist tööd tegev laotööline või selline Omniva pakkide kojutooja või siis ka nii-öelda Selveri või Coopi nii-öelda e-poe toidukottide kojutooja, vaid ka õmblejal, kellel on pigem selline mõõdukas koormus, staatilise lihaspingega töö, on nii-öelda füüsilisest ülekoormusest ohustatud ja võib saada kutsehaiguse. Nii, ja tervis läheb meil käest pisitasa, märkamatult, kuni võib juhtuda, et kutsehaigusega kaasneb ka invaliidsus ja püsiv töövõime kaotus. Ja alati, mida tuleb arvestada, kui me hakkame füüsilisest ülekoormusest nii-öelda ohutegureid ja nende mõju vähendama, on see, et meie oleme inimesed individuaalsete eripäradega, täpselt nii pikad, täpselt nii paksud, täpselt nii peenikesed, täpselt nii pikkade jalgade ja kätega nagu on. Ja selle tõttu ei ole mõistlik hakata nii-öelda inimest suruma mingisse nii-öelda kindlasse töökohta, vaid me peame vaatama, kas töökoht on selle inimese jaoks kõige sobivamalt paigutatud ja organiseeritud. Ehk siis inimese omadusi saab väga vähesel määral muuta, pigem on lihtsam muuta keskkonda, töövahendeid, töörütmi, töö psühhosotsiaalset keskkonda ja tööprotsessi sisu. Nii, olen avatud selle osas küsimustele. Chati küsimusi ei ole tulnud. Väga hea, siis saame edasi minna psühhosotsiaalsete ohutegurite juurde ja siin ma võtan küll endale julguse ja ülbuse pakkuda teile ka üks konkreetne, väga selline lihtne riskide hindamise maatriks välja, sellepärast et psühhosotsiaalse ohuteguri puhul võimalik, et ei ole väga ideaalne see nii-öelda Briti standard kasutusele võtta ja ütlen ausalt, et selle riskianalüüsi olen ise välja pakkunud ja see on ka meie tööelu portaalis täiesti kättesaadav. Kui te hiljem nii-öelda neid slaide ei oska enam otsida sealt, kust teile see link saadetakse, nii et tööelu portaalis on see ka täiesti olemas. Aga psühhosotsiaalse ohuteguri hindamise, eraldi riskide hindamise vajadus tuli siis viimase töötervishoiu tõhutuse suure muudatusega ja anti siis ka üles loetelu, millised need psühhosotsiaalsed ohutegurid on. Siin on see kenasti ära nimetatud, aga mida nad võivad mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, põhjustada tööstressi. Ja kui tööandja on psühhosotsiaalsest ohutegurist riskid ära hinnanud, siis on loomulikult tema kohustus rakendada ka abinõusid, mis tähendab seda, et ta kohandab töökorralduse ja töökoha töötajale sobivaks, optimeerib töötaja töökoormust, võimaldab töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavad vaheajad ja parandama ettevõtte psühhosotsiaalset keskkonda. Nii, kiiresti väikene selline multifilm, ehk siis kui te neid slaide hiljem ka ise lappate, siis ma soovitan kiirust kasutada, et siis hakkab ka nii-öelda see kriipsujuku kenasti elama. Aga põhimõtteliselt väikeste stressihulkadega me saame omavahel omaenda organismis hakkama, aga kui neid stressoreid tuleb juba liiga palju, siis läheb stress üle distressiks ja me nii-öelda kurname oma organismi täielikult läbi.
Ja mis siis juhtub? Üldiselt füüsilisele tervisele väsimusest saab üle stresssituatsioon ja stresssituatsiooni liiga palju muutub distressi situatsiooniks, mille tulemusena muutume me haigustele vastuvõtlikumaks, aga võivad ka välja kujuneda mitmed somaatilised haigused. Ehk siis probleem on kuskil, ütleme, meie ajus, me mõtleme, aga järgi annab mõni muu organsüsteem. Näiteks, ütleme, tekivad seljavalud, nii-öelda sagenevad südame-veresoonkonna haigused, võivad välja areneda kasvajad, tekivad maahaavandid, võivad kujuneda allergiad, aga samas ka me võime olla tähelepanematumad töökeskkonnas ja sattuda kergemini tööõnnetustesse. Mis mõju on käitumisele? Me võime hakata, ütleme, vältima neid stressogeenseid situatsioone, ehk siis me nii-öelda näiteks elame üle sellise, ütleme, peaaegu et liiklusõnnetuse, ehk siis ütleme, et viimasel hetkel nii-öelda väldime liiklusõnnetust ja järgmisel hetkel me enam autorooli ei istu. Ehk siis ütleme, et vältimine, selle situatsiooni täielik vältimine. Või siis muutume, ütleme, rohkem riskidele orienteerituks ja satume erinevatesse sõltuvustesse, alkoholism, liigne suitsetamine, ravimite väärkasutus, ebatervislik toitumine või liigsete ülemääraste riskide võtmine, ehk siis ütleme, et kukumegi rohkem autoga kihutama või nii-öelda käitume oma, ütleme, igapäevases situatsioonis selliselt, et ei võta mind ei ussi ega püssirohi. Või siis jällegi taas on meie tähelepanu ahenenud ja me satume tänu sellele tähelepanu ahenemisele sagedamini õnnetustesse või oleme, ütleme, riskialtimad. Mis puutub mõjusse vaimsele tervisele, siis kirjeldatakse stressi ja läbipõlemist, käitumise muutmist või siis ka kesknärvisüsteemi funktsionaalseid häireid. Kui me räägime veel vaimsest tervisest, siis nii-öelda depressioon, ärevushäired on täiesti kirjeldatud. Depressiooni puhul eriti, mis võiks välja tuua, on see energiapuudus, aga ka väärtusetuse tunne ja unehäirete teke. Ja mitte nüüd see, et alati, et me nii-öelda on meil probleeme magama jäämisega, aga pigem ka see, et me võime küll magama jääda, aga keset ööd ärkame üles ja siis enam uni ei tule, tulevad ka, ütleme, igasugused segavad mõtted ja nii edasi, nii edasi. Või siis ärevushäiretest loomulikult mitte kõik ei pruugi olla ühel inimesel kirjeldatud, aga üks tajub ühtemoodi, teine tajub teistmoodi, aga sellised sümptomid on välja toodud. Ja kui me räägime, ütleme, sellisest psühhosotsiaalsest ohutegurist, mille küüsi me võime langeda, siis ühe inimese probleem võib tekitada probleemi ka kogu organisatsioonile ja kirjeldatakse näiteks absentismi, ehk siis see pidi olema veel isegi hullem kui presentism, mis tähendab, või vabandust, nüüd ma ajasin need kaks suure etteruttamise kiirusega kaks mõistet segamini. Absentism, inimene jääb töölt eemale, ei suuda tööle tulla ja nii-öelda töö jääb tegemata, aga samamoodi ka presentism, inimene on töö juures, kohal tööl, kuid ei täida oma tööülesandeid, istub, vaatab, ütleme, nii-öelda tühja pilguga arvutisse ja tööpanus on olematu. Ja hinnatakse ka seda, et majanduslik kahju organisatsioonile on suurem presentismi puhul, sellepärast et tööandja nii-öelda näeb justkui, et töötaja on kohal, eeldab nii-öelda seda, ütleme, vajalikku tööpanust, kui töö jääb tegemata ja enne ei märgata, kui nii-öelda probleemid on käes. Või siis teisest küljest
lahkuvad head töötajad, tulevad kvaliteediprobleemid, tootlikkus väheneb, aga samamoodi ka mainelangus ehk siis psühhosotsiaalsetest probleemidest räägitakse ja selle tõttu ka nii-öelda nendesse ettevõtetesse ei pruugita enam häid töötajaid ka leida. Samas aga ütleme, mis asi see tööstress üldse on negatiivse tooniga emotsionaalne erutus, et toime tulla uudse, koormava või pingutava olukorraga. Ja alati ei saa öelda, et see tööstress on läbinisti halb. Kui ta on väike, siis ta võib meid, ütleme, viia sellisesse toredasse erutusseisundisse ja me ütleme, tormame innuga asja kallale ja teeme selle, ütleme, tööülesande ära. Aga kui jällegi seda, ütleme, liiga palju on ehk töökeskkonnas esinevad nõudmised ületavad inimese võime nendega toime tulla või neid kontrollida, siis saab seda kõike jällegi liiga palju ja me põleme läbi. Ehk siis jällegi, kui te meenutate seda slaidi sessiooni alguses kriipsujukut, siis liiga palju tööstressi läheb üle igal juhul distressiks. Millised need pingeallikad võivad olla, on see, kui töö juures on suured nõudmised ajale, tähtaegadele, töörütmile ja paraku töötajal on vähe võimalusi ise otsustada ja mõjutada oma tööülesannete täitmist, tööülesannete täitmise kulgu ja ka töökohal endal on vähene sotsiaalne toetus nii-öelda ettevõtte juhtide, vahejuhtide ja nii edasi poolt. Ja nüüd siis ütleme, nagu lubatud, minu välja pakutud kerge selline riskide hindamise esmane maatriks. Esitame endale küsimused jah ja ei. Ja need küsimused olen ma jaotanud plokkidesse. Esimene on siis töökorralduse nõuded ja nii-öelda siis jällegi ainult jah ja ei. Kas töötajad töötavad tavaliselt või ajuti suure ajalise pinge all, kiire töö, peatsed tähtajad? Kas töötajate tööpäevad on tavaliselt või ajuti liiga pikad? Kas töökoormus on tavaliselt või ajuti väga suur? Kas töökoha füüsilised ja vaimsed nõuded on tasakaalus töötajate võimetega? Kas töökoha füüsilised ja vaimsed nõuded on tasakaalus töötajate võimetega? See on, vabandust, kordab. Kas töö on üksluine? Kas esineb füüsikalisi ohutegureid juurde, müra, temperatuur või siis ka ütleme keemilisi ohutegureid? Kas töötajad teavad oma tööülesandeid? Kas töötajale esitatakse vastuolulisi nõudeid ja kas töötajad on tööülesannete täitmisel sotsiaalses isolatsioonis? Nii, järgmine plokk. Tööülesannete haldamine. Kas töötajad saavad mõjutada oma töö tegemise viisi, saavad mõjutada oma töö sisu, kavandada ise oma tööd, teha omi otsuseid, vastutada ise? Kas tööülesandeid on nii rohkesti, et töötajad ei taju oma osalust lõpptoote valmimisel? Kas töögraafik kavandatakse ette? Kas töögraafiku kavandamisel peetakse töötajatega nõu? Kas tööaeg on muutumatu? Ja nüüd siis sotsiaalne kliima. Kas töökoha sotsiaalne kliima on halb? Kas töötajarühmade või osakondade vahel on koostöö halb? Kas esineb isikute vahelisi või töötajarühmade siseseid konflikte? Ja tööandjatena palun kindlasti mitte, ütleme, panna pähe silmaklapid, vaid kindlasti vaadata pigem seda, et märgata isikute vahelisi või töötajate vahelisi konflikte, et pigem neid, ütleme, otsida ja vaadata, mitte otsustada, et meil ei ole kindlasti midagi niisugust. Kas tööprobleemid ning töötajate ja juhtkonna vahelised probleemid jäävad arutamata? Kas konkurents töötajate vahel on tugev? Kas toimub kiusamist või ahistamist? Kas on olemas risk, et avalikkus ähvardab töötajaid solvangute, ähvarduste või füüsiliste rünnakutega? Ja nüüd siis ka töö juhtimise nõuetest plokk. Kas töötajatel on juhtide ja töökaaslaste tugi?
Kas töötajad saavad oma töökohta nii positiivset kui negatiivset tagasisidet? Kas töötajaid tunnustatakse ja premeeritakse hea töö eest? Kas uued töötajad saavad asjakohast sissejuhatavat väljaõpet ja neid juhendatakse? Kas töötajad saavad tuge kavandatavate muudatuste korral või kui ettevõtte tulevik on ebakindel selleks, et vähendada muretsemist ja teadmatust? Ja riskisuurused ära toodud. 0, kui kõikidele küsimustele on võimalik vastata eitavalt. 1, kui kõikide küsimuste peale on kokku 2 jah-vastust. Riskisuurus 2, kui kõikidest alajaotustest on 1 jah-vastus. Ja riskisuurus 3, jah-vastuseid on 5 ja rohkem. Ja minu välja pakutud idee, et riskisuurusest 1 tuleb juba hakata vaatama, mida me saame nende riskide või selle probleemi konkreetselt, mis andis siis jah-vastuse, eks ju, selle probleemiga tegelema hakata, sest pinged ja probleemid ei kipu kaduma, ei tasu oodata, et need mööda läheksid, vaid nad hakkavad kuhjama uusi pingeid juurde. Nõndaks ma nägin küll, et üks küsimus tuleb. Palun mulle, ütleme ka Kajase, ütleme chati osa näidata, et siis ma loen ka, mitte ainult ei kuula. Ja, ma ei oska öelda, miks sina ei näe chati, aga ma võin selle sealt praegu ette lugeda. Okay. Kas kui tööstressi kaardistaja nüüd lähiajal suletakse, siis millise töövahendiga nüüd peaks hakkama psühholoogilisi ohutegureid hindama, psühhosotsiaalseid? Minu teada, ütleme, see tööstressi töövahend jah, pannakse küll kinni, aga see ei tähenda, et me tulevasi tööriistu välja ei hakka pakkuma, et siin läheb lihtsalt natukene aega ja tulevad uued töövahendid ja uued juhised lihtsalt. Nii, järgmine küsimus. Ehk siis me ei jäta teid tööandjatena või tööandja esindajatena väga pikalt vaeslapse rolli. Nii, järgmine küsimus. Vabandust. Nii, kas tulemuste loendamisel on mõeldud ikka ühte loetletud küsimuste gruppi kuuluvaid jah-vastuseid? Võtame uuesti selle tagumise eelviimase slaidi. Mul oli seal minu meelest 4 plokki ja 4 ploki puhul riskisuurus 1 tähendas seda, et kõikide plokkide peale kokku minu meelest ma pakkusin välja, et võiks olla 2 jah-vastust. Kui me räägime juba, et kõikidest plokkidest on 1 jah-vastus, siis on juba riskisuurus 2. Ehk siis riskisuurus 1 kõikide küsimuste peale kokku, 4 ploki peale kokku, 2 jah-vastust ja riskisuurus 2 kõikide küsimuste alajaotusest 1 jah-vastus. Ma ütlen, see on minu enda välja pakutud idee riskide hindamiseks. Kui te pakute enda variandi enda ettevõttes välja, ei saa mina öelda, et te olete valesti teinud, aga ma rõhutan, et pigem hindame või psühhosotsiaalsed riskid ettevaatusega pigem kõrgemaks, sest need pinged ja probleemid ei lähe ise üle, vaid me peame nendega tegelema. Nii, ma nägin veel küsimusi. Ei rohkem. Ja, üks hetk tuli küll, jah. Välja toodud töövahendiga tekib enesehindamisel kallutatuse oht. Et hindamegi rohkem või suuremalt või siis ütleme väiksemalt. Ega selle riskide hindamise puhul on igasuguse ohuteguri hindamisel väike kallutatuse oht. Ehk siis iga inimene, iga hindaja on individuaalses arvamuses kinni ja see oht on alati. Sellisel juhul võimalik, et on mõistlik välja pakkuda, nii nagu ka Rein ütles, et mitte üksi seda teha, vaid võtta üks selline
nii-öelda töögrupp kokku ja koos need küsimused läbi arutada. Rohkem chatis küsimusi ei ole. Aga sellisel juhul me jõudsime väga ilusti ja täpselt ajasse, nii et mulle tundub, et ma siin ütlen ka aitäh teile ja kui kellelgi on veel küsimusi, siis Kaja paneb need slaidid ka üles ja saate veel üle vaadata kõik meie lühiettekanded riskide hindamisest.